Käes on Vabaduste portaali toetuskampaania. Just tänu sinu panusele saame luua sisukaid analüüse, podcaste ja intervjuusid. Tutvu meie tegemistega ja toeta meid vabadused.ee/toeta. Seisame isikuvabaduste eest. Vabadused.ee. Tere taas kuulama ja vaatama saadet Epitsentris. Vaatame täna taas otsa ühiskonna valupunktidele ja küsime, kas asjad peaksidki olema nii, nagu need on, või võiks kuidagi paremini teha. Mina olen ajakirjanik Teisi Heleme Sarv. Ja mina olen Vabadused.ee toimetaja Hannes Sarv. Täna tegeleme jälgimiskaameratega ja küsime, kas Eesti riik, täpsemalt siis Siseministeeriumi siseminister, on ikka päris õiged järeldused sellest teinud, et siis kui neid on mõistma pandud, et üles ehitatud kaameravõrk ei ole päriselt seaduslik, et siis asutakse seda kohe seadustama. Seejärel aga küsime Parvel Pruunsilla näitel, kas olukord, kus Kaitsepolitseiamet võib inimese julgeolekuohuks tunnistada, teda läbivalt jällitada, aga samas talle isegi kunagi ei öelda, mis põhjusel ta julgeolekuohuks sai, on ikka õigusriigile kohane praktika. Ja siis pöörame pilgud energeetika ja majanduse poole, sest valitsuse sammud ja täbar olukord nõuavad selle teema pidevat fookuses hoidmist. Stuudiosse tuleb Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht Hando Sutter. Eesmärk 2030 siis tarbimise mahus toota roheelektrit, ma arvan, ei ole hea eesmärk. Meil ju räägitakse, et odav hakkab olema, et kas siis meile valetatakse? Elektrihind võibki olla odav, aga see on kõigest üks osa, üks komponent. Aga enne veel, kui alustame, tuletan teile meelde, et käimas on Vabaduste portaali kevadine toetuskampaania, mille abil loodame katta oma järgmise poolaasta ilmumise kulusid ehk teha ka neid saateid siin ja pakkuda portaalis muud väärt sisu. Kui sul on võimalus, siis tule ja anna oma panus. Vabadused.ee/leht toeta. Ja loomulikult aidake ka sellel saatel levida. Tellige meie kanal, märkige saade meeldivaks ja jagage seda sotsiaalmeedias sõpradega. Aga läheme siis taas Epitsentrisse. Alustame täna siis jälle teemast, millest mõni aeg tagasi tegelikult juba rääkisime, nimelt siis jälgimiskaameratest, kuna siin on olnud, võiks öelda, et palju arenguid selle teemaga seoses. Nimelt siis ütleks nii, et meie ametkondadel on ikkagi vist tõsine soov seda jälgimisühiskonda arendada või nad on sellega juba tegelenud, et kui me eelmine kord arutasime siis sellel teemal niimoodi, et näete, on üks arengukava on ja plaan on panna Eesti riik täis näo ja numbri tuvastuskaameraid, siis siis oleks hea ja turvaline, on ju. Aga tuleb välja, et tegelikult pool rehkendust on juba tehtud. Räägime siin sellest siis, et kui siin aprilli lõpupoole tuli välja, et mis sest arengukavast ikka, et juba 15 aastat tegeletakse siin numbrituvastuskaamerate võrgu arendamise ja arengutega, et circa 200 kaamerat üle Eesti, 20 miljonit ülesvõtet iga kuu läheb andmebaasi ja andmebaasist mitte ei kustutata neid sellepärast, et jumala eest, et ütleme 3 kuu jooksul umbes või 3 kuu pärast, et tahaks ära kustutada või kustutatakse sellepärast, et muidu maht saab otsa, eks ole, aga senikaua siis hoitakse, et igaks juhuks, et kus teie auto on, et ja mis on eriti huvitav selle asja juures, et siis kui poliitikutelt küsite, et kuulge, et mis jama see selline on, kas me oleme ühiskonnas seda arutanud, mis võrk see on selline, siis poliitik ütleb, ei ole kuulnudki. Mis see võimalik on? Siseminister Läänemets tuleb, ütleb, et endine pikaaegne siseminister ütleb, et mul ei ole aimugi sellisest kaameravõrgust. Mis olukord see on selline? Juba reaalne. On juba reaalne. Ühesõnaga, see on vähe, minule kui kõrvalt seisvale isikule tundub see ebatõenäoline, et ei teatud. Aga see on minu arvamus. Ei ebatõenäoline küll, aga nii nad ütlevad, Vaata, ma tooksin välja. Ma tooksin välja selle, et see on ju see Jürgen Ligi unistuste riik. See Jürgen Ligi unistuste riik. Mäletad, ta siin mõni aeg tagasi ütles, et tegelikult ametnikud ongi kõige olulisemad. Neil tuleb palka tõsta sellepärast, et ükskõik millised lambad seal valitsuses on, Riigikogus ja valitsuses on, et siis vähemalt keegi siin toimetab ja tegeleb asjadega. Ja nüüd ongi niimoodi, näed, et Jürgen Ligi võiks rahul olla, et otsused tehakse kuskil mingite ametnike poolt ära nii, et lambad isegi ei tea mitte midagi, mitte millestki. Et müstika, et anna kannatust, et kuidas me niimoodi, ma ei tea, jõudnud oleme sinna.
Ja huvitav muidugi oli see, et siis, kui see asi ikkagi nüüd välja tuli, see kaamerate asi, et enne seda oli see väike selline skandaaliki, millest me rääksimegi eelmine kord, et näed, siuke kava on ju, aga nüüd kui reaalselt välja tuli, et 15 aastat oleme juba teinud seda, üles ehitanud seda võrku, väga hea võrk on juba üles ehitatud, näete, 20 miljonit pilti teeme juba iga kuu, siis uus siseminister Igor Taro, kes tegelikult, mina saan aru, et enne oli kuskil öelnud, et ta ei toeta selliseid jälgimissüsteemide rajamisi ja ehitamist, siis klõpsti nipsust kodustatakse oma ametnike poolt, uute ametnike poolt nii hästi kohe ära, et vaata, järgmiseks päevaks kõik jutupunktid muutuvad ja tuleb kohe välja, et kõik põhjendused, miks seda jälgimiskaamerat võrku vaja on, kõik need põhjendused sellest, et kuidas parklad kasutavad ja välismaal kasutatakse, rasked kõik on juba, jutupunktid on kõik selgeks õpitud, et kohe nii hästi pähe õpitud, ise ka usub kohe juba, et ma ei tea, see minu arust, see riik ei peaks toimima niimoodi. See ei peaks toimima niimoodi, et meil on nagu mingisugused valimised, eks ole, siis meil valitavad lubavad midagi, räägivad millestki, nad räägivad, et ei toeta või selliste asjadega nüüd jälgimiskaamerate süsteemi küll ei ehita ja siis klõpsti tuleb välja, et tegelikult on inimesed, keda ei ole mitte kunagi nagu kuhugi valitud, nad töötavad ametnikena kuskil süsteemis või riigiteenistujatena, politseis, siseministeeriumis, kus iganes, lihtsalt panevad kõik asjad paika ilma selleta, et silm vai pilgu. Kuidas see asi toimib niimoodi? See ei saa ju toimida niimoodi, et ma ei tea, vastutust nagu ei ole. Aga siin on ka muidugi, ütleme, riigijuhtide poolt juba käitumisega märk antud sellest, et ei peagi vastutama. No ei peagi vastutama. On keegi, ma ei tea, lahti lastud või? On keegi vaibale kutsutud, et kuidas te nüüd niimoodi tegite? Kuidas on niimoodi, et minister ei teadnud? Jah. Kuidas see võimalik on kõik? Miks te mulle kõik käis meie selja taga? Ma mõtlen, prooviks järjekorras siiski veel korra minna sel teemal, et lahti rääkida see, et mul on siin siseministri poolt aprilli lõpus välja antud memo ees ja see on niisugune põnev dokument, et esmalt see ministeerium või siis minister, ta on ministri nime alt, see minister möönab, et kaamerate kasutamine võiks olla paremini õiguslikult reguleeritud, aga siin ta ka ütleb, võiks on ju, võiks, et nende hinnangul tegelikult ei esine samas numbrituvastuskaamerate kasutamisel ega neist tulenevate andmete säilitamisel põhimõttelisi õiguslikke probleeme. Ega sa oled 15 aastat kasutanud seda võrku või üles ehitanud niimoodi pisut sellistel orastel alustel, et mis sul muud öelda on või niimoodi. Tegime valesti. Et tegime valesti, et nüüd ei tegime valesti, ikka ei saa, et millega sa siis ikka seda põhjendada, et see 24/7 tegelikult, sa ei jälgi nagu, ütleme, kurjategijaid või sa ei jälgi neid inimesi, keda sa kahtlustad milleski, vaid sa jälgid kõiki kodanikke. Eeldusel, et nad teevad midagi halba. Jah, äkki teevad midagi, et ja siis järgmine asi, mis siin ongi selles paberis nagu välja toodud väga olulisena on see, et numbrituvastusel on oluline roll elude päästmisel ja süütegude lahendamisel. Süütegude juurde ma tegelikult ka kohe jõuan, aga kuulake nüüd seda, kuidas siin nagu põhjendatakse seda elude päästmise momenti. Numbrituvastusel on oluline roll elude päästmisel, näiteks teadmata kadunud inimeste otsimisel. Näiteks metsaotsingutel, kui ei ole teada täpne metsa sisenemise koht, on see võimalik tuvastada. Ma ei tea, kas see mõte on ikka see ametnik, kes selle kokku kirjutas, kas see mõte on ikka tal lõpuni mõeldud? Kuidas see välja näeb? Panen puu otsa kaamerad, iga puu saab oma kaamera. Iga puu saab oma kaamera, siis ma ei saa aru, kas see päriselt või? Et miks te metsa sisenemise kohta nagu tuvastate? Auto on teie ääres äkki või äkki otsite auto üles vaadata, kust mets, ma ei tea, see on jabur. Võtaks nüüd ette kõik need metsa kadunud inimeste nii-öelda teated, et kes on metsa läinud ja püüaks aru saada, kui paljud neid siis tuvastati need asukoht kaamera abil. See tundub olevat ju täiesti pastakast imetud mingisugune, tead, mis mõte sul pähe tuli nüüd? Äkki see, et meil metsast kadunud inimesi läks marjule, kadus ära, autoga läks, Aga kui ta läks rongiga, siis ikka ei leia. Vot, kuidas sa avastad metsa sisenemise koha, kui ta läks aegviitu rongiga? Sellepärast, et siis ongi vaja iga puu otsa panna kaamera. Ettepanek.
okei, aga noh, siin on muidugi selliseid proovitud tugevamaid argumente ka otsida, et miks see kaamerate võrk nagu hea on ja need on siis rasked süüteod ja nende avastamine. Ja siin memo lisas tegelikult on siis näited lahendatud kuritegudest ja juhtumitest, neid on välja toodud siin mitu tükki, 6 tükki on ju. Kõigi puhul väidetavalt on siis numbrituvastusest kasu olnud ja loomulikult spetsiaalselt on esimeseks valitud üks hästi rõve juhtum, ütleme tõesti võigas juhtum, hirmuäratav, jõhker ja vastik. Et keegi meessoost isik vägistas ühe 9-aastase lapse oma autos. Saadi kätte, nüüd on vanglas, head kätte saadi. Aga nüüd jällegi, et miks see sellises konkreetses kontekstis on? Võib-olla seal oli numbrituvastusest kasu, võib-olla ei olnud, ma seda ei tea, aga see on näitena välja toodud. Ma arvan, et just emotsionaalselt mõjuv argumendina, et kui sa nüüd küsida tahad, et oot, sa ei toeta neid kaameraid, mis sa tahad siis, et lapse vägistajad pääseks või? Kuidas sa vastad sellele? Ütled, et ei, ma ei taha neid kaameraid, oota, sa oled laste vägistajate poolt või? Ongi niimoodi. Aga tegelikkus on siin see, meil ei ole kunagi võimalik kontrollida seda, et kas see väide vastab tõele, kui palju oli kasu siin numbrituvastusest ja kas oleks saanud selle ilmselgelt vastiku juhtumi haige inimese kätte ka siis, kui politseinikud oleks võib-olla mõnevõrra töötunde panustanud rohkem, ilma, et oleks pidevalt numbrituvastuskaamerate abil siis vaja jälgida kõiki Eesti inimesi. Et siin jäävad ikkagi endiselt need küsimused nagu üles on ju. Ja teine asi on ju see, et ega siis need numbrituvastuskamерad ohutusest või turvalisusest rääkides seda õudset juhtumit ära ei hoidnud. Aga siin on teisi näiteid ka ja võib-olla mõne puhul nagu on neid numbrituvast mingid Leedu autovargad ja asjad, keda siin püütud on, aga mulle torkas veel üks lugu silma siin ja see on nüüd seoses PERH-i endise ülemarsti Peep Talvinguga. Et see politsei esitleb seda sama lugu samamoodi siin või politsei või siseministeerium memo lisas, et 2021. aastal see lugu, eks ole, juhtus. Et Mustamäel õhtul läks Talving töölt koju ja siis keegi tuli ja viskas teda uriiniga. Oli selline lugu, see oli pealkirjades, see oli selline huvitav aeg, kui me meenutame, et Talving oli mäletatavasti toona seda Eesti olu põhiliselt mõjutava selle koroonaviiruse teadusnõukoja üks liikmetest. Mõned, eks ole, naljahambad nimetasid seda meditsiinihuntaks, paljudele see käiski närvidele, nii edasi, et sellepärast oli selline hästi palju pealkirju tekitav lugu ka ja see on üldse ebatavaline, et keegi jookseb kellegi juurde, viskab teda uriiniga ja nii edasi. Loomulikult siis käivitati suur politseioperatsioon päti tabamiseks ja vaata õigepea teatati, et kahtlustatav on kinni peetud üks jurist nimega Andrei Vesterinen. Igaüks võib konkreetsesse isikusse jällegi suhtuda, kuidas ta tahab, et tegemist on kaitseväe, eks ole, veteraniga, on Afgaanis käinud, kaotas jala seal muide, ehk siis viga saanud, aga hiljem tegelenud sellise näiteks juriidilise äriga, et aidanud noortel näiteks kaitseväeteenistust vältida, et ongi ambivalentselt võib suhtuda ja toona ta oli ka võttis vastu sõna nende koroonapiirangute vastu ja siis toonases kontekstis ta oli niikuinii juba ajakirjanduse esitletud negatiivne kangelane enne seda, eks ole. Kõik see, mis on taust, see ei oma tähtsust, sellepärast, et küsimus on kuidas siis riik tegelikult oli seal tol hetkel käitunud. Nii, Vesterinen peeti kinni kahtlustatavana, läbi otsiti tema kodu, kontor, teda hoiti üle öö kinni ja ta vabanes lõpuks ainult seetõttu, et tema siis advokaat organiseeris mingi kliendi kohtumise salvestada, oli kliendiga tegelikult samal ajal kohtumas kuskil, kus olid kaamerad ja organiseeris, seal olid ajatempli kaamerad, organiseeris selle ja siis see oli alibi, eks ole, ta lasti lahti. Mis siis edasi sai, politsei tegi tööd edasi, mõned päevad hiljem mingisugune pätt seal, 5 päeva hiljem, midagi sellist umbes, andis end ise politseile üles. Nüüd kogu seda lugu meenutades ja arvestades, et on siia memosse kirja saanud, mul tekib küsimus, mis kasu oli numbrituvastuskaameratest? Kus kohas või millisel ajahetkel oli politseil kasu numbrituvastuskaameratest? Mees peeti kinni, mingite videopiltide alusel, aga tegelikult ma mäletan, et ma ise küsisin prokurörilt toona, et vabandust, mille alusel te üldse võtsite ühelt inimeselt ööks vabadus? Siis mulle öeldi toona, et tal ei olnud ju seost selle juhtumine, sain midagi vastuseks, mobiilimasti andmeid kasutati või midagi umbes sellist. Et öeldi mobiilimasti andmed. Nii, kust need numbrituvastuskaamerad mängu tulevad ja äkki siis kasutati numbrituvastust, äkki tema auto oli sealt piirkonnast läbi sõitnud kuidagi moodi, et siin tekib terve hulk küsimusi ja selles mõttes tekibki kohe ka see küsimus siis, et kuidas te selle näite siia nüüd saite?
miks see näide siin on, eks ole. Ja seda ma öelda tahangi, et tegelikult ma loen neid näiteid, mul ei ole nagu arusaatavaid näiteid nagu selle kohta, et meil on ka kuritegude ja süütegude lahendamisel tohutult palju kasu sellest, kui me 24/7 kõiki kodanikke siis nende autosõite nagu jälgime. Kus kohas see nagu kasu siis tekib, kus on see proportsionaalsus, eks ole, et nüüd üks kaalub nagu üles teise. Vot, ja kaameratega, mis edasi sai, mainisin, eks ole, vaatasime ise ka seda õigus- ja põhiseaduskomisjoni istungit, et õiguskantsleri esindaja Marju Agarmaa, ta tõi väga ilusti seal esile, et sellisel viisil andmeid seadusega lubatud ei ole, et Riigikogu peab seda otsustama, kes, kuidas, mil moel nende kaamerate abil kogutud isikuandmete ligi pääseb, kes kogub, eks ole, kuidas neid säilitab ja peab olema selge ka, kuidas isik, keda on salvestatud, saab nende andmetega tutvuda. Ja tervikuna ühesõnaga kogu seda asja tehti nagu ebaseaduslikult ja Andmekaitse Inspektsioon ka nagu alustas selles suhtes menetluse. See nagu ongi see küsimus, et kuidas, miks oli nii raske nagu sellest aru saada enne seda, kui ametiasutused nagu, teised ametiasutused tulid nagu ütlesid seda. Siseministeerium otsustab järgmisel päeval kaameravõrgu kasutamise peatada, said aru, tegelesid ebaseaduslike toimingutega, 15 aastat jutti tegelesid sellega. Aga mis on muret tekitav, on see, et mingid tagajärgi see kaasa ei too. Mina tahaks teada lihtsalt, kes oli see inimene, kes selle mõtte esimesena laua peale tõi? Eks ta kabinetis sünnib. Sul on selles suhtes, ütleme, mõtete koha pealt ilmselt rohkem kogemusi, kuidas mingid mõtted kuskil ametkonnas sünnivad. Oled neil koosolekutel istunud, et keegi tund aega istute, kellelgi ikka mõni mõte tuleb. Aga mina praegu mõtlen ka seda, et vaata, kui me räägime 15 aastat, iga kuu 20 miljonit piltist, et suudate välja tuua 6 näidet. 6 näidet, kusjuures mõned näited on sellised, mis ei päde ka, vaat. Et kui sa tõid 6 näidet, mis peaksid olema sellised markantsed, siis, ja sa jääd pead vangutama mõtlema, et kuidas see seotud oli, et kus on paremad näited, kus päriselt ma tegelikult saan sellest aru ja see on minu jaoks loogiliselt lahti selgitatud. Eks ta ongi selline palju küsimusi tekitav asi ja nii edasi, aga ma tahtsin veel välja tuua, et siseminister Tarol tuli veel üks väga huvitav mõte ja üsna ajaliselt nagu järgnevalt kõigile neile sündmustele. Et nimelt peaks tema arust tekkima tava, millega Politsei- ja Piirivalveameti, Kaitsepolitsei ja Päästeameti juhid esitavad valitsusele kord aastas ühise sisekaitsenõuande, nii nagu Kaitseväe juhilt saadakse riigikaitsenõuanne, et sisekaitsenõuannet oli vaja. Ja mul on küsimus, et kas see nüüd ongi see järeldus, mida siseminister ja minu pärast valitsus tervikuna suudab sellisest asjast nagu teha. Et ma ei tea, anna kannatust. Et mis mõttes, et äkki, ega nad ei tule, ma ei tea, tulevad sulle, mul on sisekaitse nõuanne, aga paneks rohkem kaameraid ja paneks näotuvastuse käima, droonid lendama akna taha, mis ütlevad siis inimesele, kus ta võib olla, kus astuda, kus istuda, reaalne asi Hiinas. Koroonakriisi ajal on tänasel päeval ka, et kui mingisugune kriitiline situatsioon on, siis droonikesed lendavad akna taha, päris Orwellilik värk, et võite neid videosid otsida. Mul on kunagi ühte animatsiooni vaata, mis oli enam-vähem selline. Täpselt, ja ongi, ma ütlen, et ma ei tea, lõpuks võib-olla see nõuanne võiks kõladagi niimoodi, et igaüks paneb omale kaamera mütsi peale, et siis see filmib ümbrust ja siis ta on võib-olla kuidagi nii kõrgel, et allpool on ka need objektiivid, tänased moodsad kaamerad võivad kerakujulised olla, et filmib sind ka pealtpoolt, et vaatab, kuhu sa lähed, selline huvitav, et siis politseionud saavad kogu aeg jälgida, ega sa ei komistanud, võib-olla ajasid kohvi peale endale kuskil. Või kellelegi teisele, mis veel hullem? See oleks hull juba, siis tuleb reageerida kuidagi jõududega. Nii et ma ei tea, selliste nõuannetega muidugi on eriti hea see, et ega nendega ju vaielda ei saa, et kui sisekaitse nõuanne tuleb, see on nagu riigikaitse nõuandega, et siis riigikaitse nõuanne tuleb, et kui sa vaidlema lähed selle poliitikuga, selline kogemus on ju olemas, ega siis ilmselt avalikkuse ees saad sina nagu peksa. Et sul ei ole võimalik ühesõnaga vaielda, sul öeldakse eksperdid ütlesid nüüd nii, ekspertidega me ei vaidle. Nii kokkuvõte on see minu arust, et nagu me siin ka paar saadet tagasi rääkisime Allar Jõksiga, siis tegelikult ma ei tea, kas see on kokkuvõte, aga see on nentimine, et suurel osal inimestest ikkagi puudub arusaamine sellest, et mis siin üldse probleem on. Õige hõlma ju ei hakka keegi. Ausal ei ole ju mitte midagi karta, on ju. Et ma ei tea, ma proovin selle siis uuesti üles sõnastada, et peamine probleem on see, et selline süsteem võimaldab alati võimul toppida oma nina minu asjadesse. Seda ei pea, ei saa tolereerida. See mõttes, et kui me praegu ütleme, et praegune võim mulle meeldib, ta topib nina ainult nende asjadesse, kes on kurjad, pahad inimesed,
võib-olla mingisugune võim topib nina nende asjadesse, kes on kuidagi poliitiliselt mulle ei meeldi, nad on ka kurjad pahad inimesed, sest nad on poliitiliselt veidrad. Mis siis juhtub, kui võim muutub? Kas siis uuel võimul on õigus ka sinu asjadesse nina toppida, sellepärast, et uuele võimule sina ei meeldi? Ja mis siis, kui võim muutub täiesti totalitaarseks? Kas me siis oleme rõõmsad, et me oleme sellise süsteemi üles ehitanud? Et see ongi nagu selle asja üks pool. Ja teine probleem on see, et võim tunneb ennast ju praegusel hetkel, ma ei tea, karistamatult. Jah. Võibki seadust eirata, võib edasi toimetada. Ainuke moraal on see, või ütleme, lahendus on see, et mis see ikka, teeme siis seaduse. Parlament on nagu on, natuke seal õiendavad opakad, eks ole, opositsioonikad, et kuulge, mis teete ja niimoodi, aga tahame surume läbi ja ma ei tea, me täna ei hakka Puna-Hiina videosid vaatama või mingi Venemaa asju või mis iganes ja muidugi on ka, nagu me eelmine kord rääksime, Euroopa riigid, eks ole, Suurbritannia on väga hea näide, et kus neid süsteeme siis täiemahuliselt juba proovitakse, aga võib-olla me ei peaks ise sinna libisema, et ma ei tea, et see on nagu see, mis mina öelda tahaks. Parem oleks, kui ei libise. Aga jälgimise ja jälitamise teemaga täna ka jätkame ning kommenteerime olukorda, kus inimene on tunnistatud kaitsepolitsei poolt julgeoleku ohuks, teda on asutud jälitama, aga ta isegi ei tea, mille eest ega saagi teada. Räägime nüüd siis natuke Parvel Pruunsiljast ja meetoditest, kuidas Eesti riik juba toimetab juhul, kui on miskipärast otsustanud, et kedagi on tarvis süstemaatiliselt uurida. Ehk sõltumata sellest, mida keegi arvab Pruunsilja poliitilistest vaadetest, tema äritegevusest või minu pärast, ma ei tea, tudengikorporatsioonist Sakala, mille liiged on. Siis tasub igaühel mõelda, mida tema teeks, kui ta sarnases olukorras oleks ja kas tal oleks üldse ressursse end sellises olukorras kaitsta. Esmalt siis põgus ülevaade, millest siis täpsemalt Parvel Pruunsilda süüdistati. Niisiis, prokuratuur süüdistas Tartu endist abilinnapead Priit Humalat toimingupiirangu rikkumises ja Pruunsilda samale kuriteole kaasa aitamises. Toimingupiirangu rikkumine, et me küll ei ole juristid, aga see küsimus on nagu see, et see on, nii palju kui mina aru saan, nii laiali valguv nagu asi, et sinna ülge võib paljusid asju riputada, et sisuliselt siin enam-vähem räägid mingi vana tuttavaga juttu, et siis saab juba riputada selle mingist konkreetsest asjast. Jah, nii on. Ühesõnaga, süüdistus oli siis seotud Eesti Rahva Muuseumi ehk ERMi endise näitusemaja müügiga Tartus Koperjanovi tänaval korporatsioon Sakalale, mille liige Pruunsild siis on. Süüdistuse järgi osales Humal Tartu abilinnapeana erinevatel ERMi kinnistust loobumisega seotud Tartu linnavalitsuse koosolekutel, veestlustel ja istungitel, kus väljendas enda ja ka Pruunsilla seisukohta, et linn loobuks kinnistu omandamisest ja Pruunsild saavutaks enda soovitud tulemuse ja Pruunsild siis soovis, et kinnistu saaks endale üliõpilaskorporatsioon Sakala, kuhu ta ka ise kuulub. Vot seal on see, et miks, sellepärast, et see on, ma seda ei mäleta, aga kas see on enne sõjaaegne Sakala krundi osa, eks ole, ja Sakala korporatsiooni krunt asus seal kõrval, ja neil oli lihtsalt huvi ja kuna Pruunsil oli raha, eks ole, siis ta tahtis selle korporatsioonile raha. 2023. aasta jaanuaris omandas siis Sakala enampakkumisel ERMi kinnistu 1,2 miljoni euroga. 1,22 miljoni euroga, jah. Kas keegi sai kahju, on see küsimus? Äkki sai, ma ei tea. Linn nagu ei tahtnud, loobus, riik sai maha müüa, tahtis maha müüa. Okay. Nii, aga meenutame, et selle kaasusega oli seotud üks juhtum veel, kus siis 2 kuud enne, kui Humala Pruunsild kinni peeti, käisid valenime all esinenud kaitsepolitseiametnikud Korps Sakala külalisõhtul Tartus ja jäid seal sõna otseses mõttes vahele. See oli selline piinlik lugu seal, et poisid läksid õlut jooma, et mõtlen, kes külalisõhtute konteksti nagu tajub ja adub natuke, et kus seal üliõpilaskorporatsioonides on, et see on sellised üritused, kus siis korporatsioonid tahavad endale uusi liikmeid saada. Ja siis kutsuvad avalikult, eks ole. Ja, kõik lähevad, kes tahavad, seal võib olla, enamasti on noored, muidugi tudengid jaa, aga selles mõttes enamasti on noored, aga kuna koolis tänapäeval käivad ka mitte otse ei tea, aga kõrgharidus peab kuidagi olema omandamise niimoodi, et mingi selline tingimused on. Aga sa võid olla ka magistriõppes. 40 pluss näiteks. Absoluutselt. Ja siis pakutakse õlut, räägitakse selle korporatsiooni olemusest, ajaloost, nii edasi, et otsida ja saada endale uusi liikmeid. Selline asi on. Ühesõnaga, jäid 2 meest sõna otseses mõttes vahele. See juhtum
ja kõik need kapo kommentaarid, mida selle kohta on siis jagatud, mõjuvad lausa tragikoomilisena. Rääkida, et meil poisid läksid sinna lihtsalt vaba aega veetma, õlut jooma, üks neist veel selle juhtumiga otseselt seotud, see kõik ei ole esiteks usutav. Ei ole. Ja teiseks ei ole see sellise asutuse nagu Kaitsepolitseiamet vääriline käitumine. No absoluutselt, ma eeldaks nagu paremat, et see on riigi oluline asutus, mis suudaks ka eksimusi tunnistada, kui seda on. Ehk siis teha midagi sellist, vahele jääda ja siis olgem ausad vassima hakata, et ei ole hea. Tänavu veebruaris mõistis siis Tartu maakohus ettevõtja Parvel Pruunsilla ning Tartu endise abilinnapea Priit Humala õigeks. Prokuratuur kaebas otsuse edasi. Eks nad tahavad siis selgusele jälle jõuda selle meie rahast, et kuidas see... Samal ajal, nagu ikka, maksumaksja raha eest. Kelle raha eest nad siis uurivad. Ei, nad peavadki seda tegema, eks ole. See on nende ellu kutsutud ja nii edasi, aga nüüd on küsimus selles, et kas kõik vaidlused on vaja lõpuni pidada. Aga võib-olla siin on, jätame siis selle otsuse nende teha, et küll, eks siis on. Ühesõnaga, samal ajal muide on see vana kole endine raudteelaste hoone sealt juba ära lammutatud, aga eks siis on võimalik siin selle imeliku toimingupiirangu rikkumise asjaga edasi minna. Ei ole mina jurist, ei ole sina jurist, aga nii palju me ju saame aru küll, et seesama, nagu me ennem rääkisime, siis see paragrahv toimingupiirangu rikkumine on laiali valguv. Sellest on enne ka räägitud, kriitika põhiliselt ongi see, millest siis tegelikult need inimesed, kes on selle kokku puutunud juristid, ütlevadki, et see probleem on selles, et sinna külge saab erinevaid asju riputada, et siis ma ei tea, alates ma ei tea, ongi, kas Laanet sai ka sellega vist, kui ma kohast lahti, nii edasi. Aga see kohtuasi on asja üks pool, selle juhtumiga on seotud veel teinegi pool, mis peaks igaühe meist mõtlema panema. 16. mail ilmus Postimehes pikk usutus Pruunsillaga ja kohe alguses tuuakse välja väga tõsine asjaolu tema poolt, et alates 2021. aasta 19. oktoobrist on Kaitsepolitseiametil olnud ülevaade, kellele Parvel Pruunsild on helistanud ja kus ringi liikunud, teda on pealt kuulatud, jälitatud. Tema peal on kuriteo matkimist katsetatud, tema juures läbiotsimine korraldatud ning korduvalt häkitud tema telefonisse. Minus tekitab see õudu, sest see kõik tähendab, et suvalisel hetkel võib meid kõiki pealt kuulata. Paistab nii. Ja mitte pelgalt see üksi ei tekita sellist paha tunnet, vaid ka see, et me meediast oleme saanud lugeda, et kõik need pealtkuulamised tihtipeale ei ole olnud põhjendatud või õigustatud ja see tekitab hirmu. Et kujuta ette, keegi kogu aeg kuulab meid pealt. Meid, sind, mind. Meie räägime, mida... Tänapäevane pealtkuulamine, me kasutame sõnumirakendust, eks ole, tänapäevane pealtkuulamine on ka sõnumirakenduse lugemine. Eks. Aga kui me siin helistame, et ma ei tea, räägime midagi, mida võib-olla ei taha, et lapsedki kuuleks. On see siis, ma ei tea... Ükskõik mida, ma ei tea. Ja siis ühel hetkel mängitakse seda näiteks kohtusaalis. Ühel hetkel on see avalikult leitav kuskil kohtutoimiku vahel, avalikult. Ja aga see ongi sellega protsessi osa ka olnud. Et siin on ju mingi jutte, mis isegi asjasse ei puutunud, avaldati ajalehtedes selle protsessiga. Huvitav ja põnev, eks ole, need rikas inimene seal kõike niimoodi ja vaata, mis seal arutab ja nii. Mina ei ole nii muidugi lugenud. Mina selles mõttes, ei ole ka nagu sisuliselt selles mõttes nende telefonikõnede osas nagu huvi tundnud, et mida seal räägiti muud juttu, aga lihtsalt kui sa mõtled, et ükskõik sinu ja minu omavahelised vestlused, ma ei tea, ma sõbrannaga räägin, klatsin, ma ei tea, avaliku elu tegelasi, mida me jälle kuskil blogis lugesime. Need asjad tuleks kõik sealt vahelt ära võtta, kui on isegi mingisugused kohtusse minekud ja asjad, et need ei oma tähtsust, need ei peaks olema kuskil. Just. Aga Pruunsild toob siis välja ka selle, et telekomid peavad aasta jooksul kõiki metaandmeid alles hoidma, kusjuures Riigikohus on teinud juba 2021. aastal otsuse, et selline asi ei ole kooskõlas Euroopa Liidu õigusega. Aga meie riik ütleb, et pole hullu, me ei kavatse seega kogumist lõpetada, sest meil on õigusriik.
jah, niimoodi hästi on seda mitu aastat veeretatud siin juba. Aga ühesõnaga, nagu Brunsild ütleb, nendes andmebaasides saavad kapo ametnikud kontrollimatult surfata ja sideettevõtted ise ka ei tea, mis nende andmebaasist vaadatakse ja võetakse. Oot, ja nüüd, kas sina oled kuulnud selle väite kohta mingisugust kommentaari siin riigiasutustelt, Kaitsepolitseiametilt, kus oleks öeldud, et kas saame või ei saa, et ma toon sulle lihtsalt näite, et siin hiljuti Pavel Durov, Telegrammi asutaja, ütles meedias, et Prantsusmaa luureasutuse juht ja luureasutus käskis tal tsenseerida Rumeenia seda presidendivalimist kaotajaks jäänud poliitikut tema poolehoidjad, eks ole, Telegramist. No ta keeldus sellest. Nüüd Prantsusmaa luureasutus tuli kohe, ütles, et kategooriliselt lükkame ümber. Kus see meie kategoorilised ümberlükked on või ei saagi neid teha? Valetama ei tule. Too tonti. Edasi tuleb eriline kafkalik moment. Brunsild rääkis intervjuus, et kapo võib sisuliselt kuulutada julgeolekuohuks ükskõik missuguse inimese ja sel juhul on tema suhtes võimalus teha piiramatult jälitust selles osas. Kui nad teevad seda selle julgeolekuasutuse seaduse ulatuses, siis selle üle ei ole mitte kellelgi mitte mingisugust kontrolli. See julgeolekuohuks nimetatud isik ei saa pärast ise ka teada, miks ta julgeolekuoht on. Miks ei saa? Sest see ohustaks julgeolekut. Brunsile kaitse Paul Keres on seda olukorda siin sama stuudios mõni aeg tagasi ühes saates kirjeldanud järgmiselt. Et need isikud, kes satuvad sellise põhjendatud julgeolekuohu tõttu, mis neist lähtub, väidetavalt põhjendatud julgeolekuohu tõttu, mis neist lähtub Kaitsepolitsei huviorbiiti, ei saa kehtiva seaduse järgi mitte kunagi teada seda, miks neid julgeolekuohuks peetakse. Nad ei saa seda mitte kuskil vaidlustada. Neile ei anta teada sellest, et nende suhtes on tehtud julgeolekuasutuste seaduse alusel ja assi alusel neid toiminguid. Et sisuliselt, et nad on vastuluure objekt, eks ole. Ja nii see ongi. Ehk siis, mis siit tõusetub minu arvates palju olulisema probleemina ka põhivabaduste ja põhiõiguste kontekstis on see, et iga selline inimene, kes tunneb, et ta suhtleb palju poliitikutega või ta teeb mingisuguseid riiklikult huvitavaid asju, ma ei tea, võib-olla vahendab mingeid kaitsetööstusele vajalikke lepinguid või sõlmib neid lepinguid või nõustab neid lepinguid või suhtleb poliitikutega palju, eks ole, on poliitikas aktiivne, annetab palju poliitikutele, siis need inimesed võivad põhimõtteliselt arvestada sellega, et nende suhtes võivad olla käimas sellised menetlused. Et nad võivad olla julgeolekuoht. Ja need inimesed ei saa kunagi teada. Nad ei saa sellest kunagi teada, välja arvatud siis, kui mingil põhjusel sellest julgeoleku alasest vastutegevusest kasvab välja kriminaalasi ja seal õnnestub puhtjuhuslikult teada saada, et selliseid toiminguid on tehtud. Nagu näiteks õnnestus teada saada Parvel Brunsilla kohta, et tema suhtes on tehtud neid teabehanke toiminguid, seda tunnistas Lõunapiirkonna kapo juht ise, aga jällegi Parvel Brunsild ei tea, miks kapo peab teda julgeolekuohuks. Ja minu arvates see on põhiseadusest tulenev õigus isikul, sellepärast, et üksikisiku ja riigi vahel peaks kehtima selline usaldus ja lojaalsussuhe. Ja see tähendab minu arvates seda, et kui riik kahtlustab isikut selles, et ta on julgeolekuohuks Eestile, siis sellel isikul peaks olema õigus teada seda, et miks teda selliselt hinnatakse ja väärtustatakse ja kui see on põhjendatud, siis muuta oma käitumist selliselt, et ta enam seda ei oleks. No ja ongi päris õõvastav. Kuulutad inimese julgeolekuohuks mingil põhjusel ja siis ongi suht vabad käed toimetada. Vaata, siin on see moment ka veel, et jälle võtame eeskuju välismaalt, eks ole. Mida hiljuti see põhiseadus kaitseasutus Saksamaal tegi? Ta kuulutas opositsioonipartei AfD julgeolekuohuks põhimõtteliselt, eks ole. Samal põhjusel, siis saab tegeleda jälitamisega. Valimatult. Siis kui sa oled ohtlik julgeolekul, siis nii on. Ma ei tea, see mõttes, et jälle, et kas need praktikad kõik tuleb nagu üle võtta kuskilt või? Ärme võtta.
No lihtsalt kui nüüd mõelda selle peale, et nagu siin alguses sai ka öeldud, et on inimesi, kellel on ressurssi, et sellega võidelda, siis olgem ausad, tavakodanik endale head advokaati ja kaitsjat lihtsalt lubada ei saa. No et siis temal ei olegi midagi, siis ta peab siis kuidagi nõrgast positsioonist läbirääkimisi pidama, et millise karistuse ma endale nüüd võtan selle eest, et ma julgeolekuoht näiteks olen või mis iganes. No aga samas kahjuks ei ole see ainus sarnane juhtum. Maaelu edendamise sihtasutuse MES-i endist juhti Raul Rosenbergi jällitati ja kuulati pealt tema kõnesid tervelt 8 kuud. 2021 peeti ta kinni, sihtasutuse juhtidele esitati kahtlustus usalduse kuritarvitamises, kuna koroonameetmetest eraldati laenu vähemalt 42 ettevõttele, mis ei vastanud meetme tingimustele. Ja 4 aastat hiljem, kui inimese elu on suures plaanis ära likutud, plõks! Kõik läbi. Ja mitte lihtsalt läbi, prokuratuur loobub süüdistustest, aga inimese elu on rikutud ja mitte lihtsalt tema privaatsusesse on jõuliselt tungitud, jälitatud kuude kaupa, kõnesid on pealt kuulatud. Kas meil mingi mehhanism hüvitamiseks ka on, aga vist ei ole või? Ei ole küll kuulnud. Vastutust ei ole, hüvitamismehhanismi ei ole. No just, muidugi, rohkem on neid asju, kus prokuratuur seejuures asjadega lõpuni läheb, et ikka riigikohtuni välja töötundi ja raha kulutada ja kaotada. Kajar Lembeli juhtum, seal veel mõned Tartu abilinnapead ja nii edasi. Ja oli tea, mis nad et ehk neid näiteid siis on. Kohtunikud, see Vavrenjuk. Vavrenjuk, jah. Aga mis siis selle kõigi juures häirib laialdasest jälgimisest rääkides on taas selline õigustamine. Näiteks möödunud aasta oktoobris kirjutas Postimehe ja Sisekaitseakadeemia julgeoleku ekspert Erki Koort, et sideandmete kasutamise keeld pidurdab kuritegude uurimist. Veidralt sarnane kaamerate kasutamise loogikale, kas pole? On jah. Et kuidagi pidurdab uurimist, kõik on jälle läheb ebaturvaliseks, kui me kuidagi me peame neid ikkagi kasutama. Õige, nii, selge. Ehk siis taas teie turvalisus on oluline, ausal ei ole ju midagi karta, kas pole nii? Ja, ei ole. Jah, selle jälitustegevuse puhul on ka reeglid, tuleb saada kohtulube ja nii edasi, aga kõik arvesse võttes on mul küsimus, kas ja kui palju seda tehakse nii, et meile sellest ei räägitagi. Jah, iseenesest see on tõesti hea küsimus, sest selles mõttes, et arvestades ka seda olukorda, millest enne rääkisime, seda olukorda kaameratega, nüüd on see usalduse küsimus. Kas siis nüüd on usaldust selles suhtes, et kui politsei suutis seadust valesti 15 aastat tõlgendada ja vaikselt oma kaameratega siin toimetada, et kas see usaldus nüüd peaks olema suur selles suhtes, et ei kuritarvita ka muid jälitus, ütleme siis meetodeid ja jälgimissüsteeme või ütleme jälitamissüsteeme, pealtkuulamissüsteeme, et jah, on olemas protseduurid, reeglid, kuidas seda jälitust tehakse, kohtuload ja nii edasi, aga nagu siin näide oli sellest julgeolekuohust, et see on üks teine teema ja see on teema, mida me tegelikult, ma arvan, vabas ühiskonnas ei peaks aktsepteerima, me peaksime nõudma selle muutumist, et see on küll asi, mida siit võiks kaasa võtta, aga tõmbame siis vast joone alla siia. Ja, võtame ette nüüd teised teemad, räägime energeetikast, tervishoiust, majandusest. Kohe on siin stuudios Hando Sutter. Ja nüüd ongi meil stuudios koha sisse võtnud Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht ja endine Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter. Tere, Hando! Tere! Jäi meile silma siin üks uudis, et LHV Pank pani kinni oma rohefondid. Ja ERR kajastas seda laiemalt pealkirjal rohetehnoloogia buum näib selleks korraks läbi olevat. Artiklit illustreeris foto päikesepaneelidest. Me siin kohe siis mõtlesime, et kuidas seda asja nüüd tõlgendada. Kas on siis läbi või ei ole? Eks see buum on läbi ilmselt ja võib-olla buum ongi midagi sellist, mis ei ole väga hea, et kunagi mäletame Ameerika tehnoloogia buumi, et kindlasti ei ole tehnoloogia halb, aga ilmselt on buum halb, et kui mingit asja tehakse õhinapõhiselt ja ratsionaalne mõistus kaob ära, et siis see võib lõppeda halvasti ja võib-olla see rohetehnoloogia sai ka sellist nähtust nagu buum tunda, et eks edasi läheb siis natuke mõistlikumalt. Mul on ikka see küsimus, et selles mõttes, kuidas sellesse buumi konteksti asetub see, mis Enefit Greeniga ütleme, on toimunud? Siin on mitu asja, et kui nüüd mõelda seda aktsiate tagasiostmist, et
seda võib vaadata mitmes kontekstis, et üks on kapitaliturgude kontekst ja selles mõttes on see areng väga-väga halb, et Eesti kapitaliturud eriti viimastel aastatel on olnud suhteliselt vaeslapse osas, likviidsus on vilets, välisinvestorid siia eriti erinevatel põhjustel ei vaata ja noh, me peaks tegema kõik, et seda turgu kuidagi aktiveerida ja olla atraktiivsed. Ja kui me siis tuleme nii-öelda riigi raha eest suure preemiumiga välja ostma selliseid investoreid nagu EBRD ja Norra naftafond ja nimetame seda veel nii-öelda uhkelt nagu noh, millegi parandamiseks, siis ma arvan, see ei ole väga hea plaan. Noh, ja nüüd teine asi on see, et kui palju riigi raha eest peaks üldse sellisel turul, kus tegelikult investeerimishuvi on päris suur nagu möllama, et see on alati olnud ka ju küsimus, et ja kui keegi ütleb, et Eesti Energia võiks tervikuna viia börsile, siis noh, seda ma võin omast kogemust öelda, et see on teostatamatu plaan, et sellepärast, et noh, nii kui põlevkivi on seal sees, siis lihtsalt seda ei ole võimalik börsit finantseerida ja sellepärast sai ka kunagi tehtud selline valik, et neid roheinvesteeringuid eraldi börsit finantseerida. Natuke muidugi isiklikus kontekstis neile inimestele, kes aktsiat ostsid ja noh, ütleme siis, kes ei ostnud seda tipust seda aktsiat ja siis, kes noh, nüüd said seal, ma ei tea, vahepeal kukkus alla, eks ole, ja said seal natuke siis ikkagi preemiat, et võib-olla kõige hullem ei tundugi, aga noh, minu arust noh, eks ta olegi, eks jabur, kui ühel päeval nüüd odavamalt ja siis ostad kallimalt tagasi, niimoodi äri ei tehta. Noh jah, et tõesti, et see laiem kontekst, et kui Enefit Greeni märkis peaaegu 60 000 jaeinvestorit ja noh, nendest umbes 25 000 tegid elu esimese investeeringu, nende hulgas minu ema 85+, eks ole, ja ilma kaasa aitamata, et noh, see on minu arust eraldi väärtus, et meil seisab täna miljardeid eurosid inimestel hoiuarvetel raha, noh, mis võiks ühtepidi teenida neile tulu, teistpidi turgutada majandust ja kui me selliseid samme teeme, eriti riigi poolt, siis kindlasti see ei julgusta inimesi tulevikus investeerima. Et jah, ma olen üsna õnnetu ausalt selle arengu osas. Noh, põlevkivi, korra nagu mainisid, põlevkivi on mis asi, investeerimatu, jah? Jah, kuigi rohebuum on möödas, aga jätkuvalt põlevkivi, eriti just elektritootmisse börsilt raha kaasata, noh, kuna kõik noh, üldine trend ja ka poliitiliselt on öeldud välja, et see noh, ütleme, tulevik on väga lühike. Ja kuna ta on ka nii kõvasti maksustatud selleks, et see tulevik oleks lühike, no kes sinna tahab oma raha panna hääbuvasse valdkonda. Ja kui nüüd paketeerida kokku, noh, ma kunagi Eesti Energiat Euroopa kolleegidele tutvustasin niimoodi, et me oleme pisikene energiafirmaga, me tegeleme kõigega ja tõesti Eesti Energia tegelebki kõigega alates noh, kaevandamisest, elektri tootmisest, nii taastuvast põlevkivist, õli tootmisest, elektri jaotamisest kuni jaemüügi ja energiateenuste, elektriautode laadimisvõrgu ja millega iganes, eks ole, et noh, selles paketis on väga hästi turult investeeritavaid osasid, aga on ka neid, mida noh, on võimatu turult finantseerida. Aga kuidas on, et kui vaadata nüüd seda valitsuse energiapoliitikat, mis mulje see jätab? Kust otsast alustada, et noh, üldiselt see poliitika peaks olema kirjeldatud dokumendiga, mida nimetatakse energiamajanduse arengukavaks. Ja täna on kehtiv energiamajanduse arengukava, mis on väga-väga ajast ja arust ja valitsus siis andis teada eelmisel aastal kavatsusest teha siis uus energiamajanduse arengukava aastani 2035, mis on ju mõistlik ja kava peab olema, sellepärast, et noh, me peame käima nagu ühte jalga, vähemalt me peame üksteist aru saama, et mis meist teha tahame. Ja see kava nägi ajaliselt ette seda, et pidid käima arutelud, kaasamised ja see kava pidi siis jõudma valitsus aprillikuus Riigikokku enne jaanipäeva ja siis Riigikogu lugemiste järgi kinnitamiseni kuskil sügisel.
noh, me tööandjatega vaatasime, et see on oluline protsess, peab kaasas olema. Kuskil veebruaris moodustasime sellise väga sihitud eesmärgiga energiatöörühma, mida siis mind valiti juhtima, et ja ta oli suhteliselt laiapõhjaline, umbes 20 meie liiget, seal olid suured elektritarbijad, elektritootjad, isegi Elering ja nii edasi. Ja vaatasime, et selleks, et olla hästi kaasas protsessis, me tellisime uuringu Põhjamaadest, et kus me siis mudeldasime läbi erinevad stsenaariumid, ka seda, mida energiamajanduse arengukavas on ette nähtud. Ja vaatasime seda just nagu selles võtmes, et kuhu need erinevad plaanid meid siis elektri lõpphinna kui väga olulise sisendi ka majandus viivad, eks ole, et kas me oleme jätkuvalt konkurentsivõimelised. Ja siis korraga, noh, see vist oli siin kas veebruari lõpp või märts, tuli meil ühel pühapäeval säuts, et valitsus on kuskil kokku saanud või virtuaalselt või füüsiliselt, ma täpselt ei teagi, ja kõik on otsustatud, et jagatakse kõikidele ohtralt toetusi, mulgas üle 2 miljardi avamere tuulele ja nii edasi. Ja me olime nagu pehmelt öeldes šokeeritud, sellepärast, et kui on välja kuulutatud protsess, kus on, millel on väga suur mõju ühiskonnale ja seal on väga palju huvitatud osapooli ja siis juhtpoliitikud lihtsalt säutsuvad, et kõik on otsustatud vahepeal ja keegi oskab meile öelda ka, et mis sellest ENMAK-ist siis saab, et kas sellega minnakse edasi või minda, me igaks juhuks läksime oma uuringuga edasi, tegime selle valmis. Ja nüüd siis on vahepeal kõik need plaanid jälle tagasi keeratud, öeldud, et ei, et tegeleme jälle ENMAK-iga, nüüd me siis tegeleme. Nii et ütleme, et kui ma lihtsalt seda protsessi vaatan, et see protsess kindlasti ei sisenda sellist, kuidas öelda, ta ei anna nagu väga sellist nagu kindlust selle planeerimisprotsessi osas juba, ongi erinevad valikud, erinevad maailmavaated, erinevad ambitsioonid, aga see protsess võiks olla selge ja läbipaistev ja kokkulepitusprotsessis võiks kinni pidada, mida me ei ole praegult näinud, nii et loodame, et nüüd läheb paremini. Mina ütleks, mõni ütleks, et siin on ilmselt mõni muu motivaator selliste kokkulepete taga. Selles suhtes, et mis kindlustunnet meil saab olla, et see samane protsess ei lähe tegelikult samamoodi selles mõttes edasi, et korra tehti see, mis oli 2,4, 2,6 miljardit, suured numbrid, kokkuleppe ära, siis võeti tagasi. Nüüd teeme, natuke jälle teeme siin tööd, kõik teevad tööd, te panete seal töötunde, eks ole, aga miski ei välista seda, et tulevad jälle kokku, eks ole, teevad uue kokkuleppe ja siis äkki on jälle teistmoodi. Ja see kogu see, see asi ei peaks mitte kuidagi moodi ju niimoodi toimuma, eks ole. Ja mis motivaator seal taga on, see on ka arusaamatu, et ma ei tea, või sa oled sektoris tükk aega olnud, et kas sa saad aru? Võib-olla ei ole ka juhuslik, et valitsuskoalitsioon muutus umbes samal ajal, nii et jah, siin ilmselt panust on suured ja energeetika ongi üsna strateegiline ja väga paljude huvidega valdkond, nii et ja seal on palju raha, eks ole? Ja seal on palju raha ja sellest sõltub ka väga palju, mida me tööandjatena, meie energiatöögrupina nagu kindlasti teeme, on see, et kuna tööstus on väga oluliselt mõjutatud, energia on väga oluline tööstuse sisend ja mis meie sõnum on, olemata sellest, mis mängud siin käivad, et mida meie uuring ka ütleb, et täna tööstustarbijatele Eestis, kui me vaatame põhilisi eksportturge, Põhjamaad, Balti, siin võib-olla Poola, Saksa, eks ole, ka tulevased eksporditurud, et meie tööstuste elektri lõpphind on kõige kallim. Me maksame juba täna kõige suuremaid taastuvenergia tasusid, ka võrgutasud on meil kiiresti kallimaks läinud, ehk kui me ikkagi regioonis meie elektri lõpphind hakkab olema oluliselt kallim kui siin meie põhilistel eksportturgudel, siis on 2 varianti, kas me ei ole konkurentsivõimelised või meie töötlev tööstus lihtsalt lahkub Eestist, läheb sinna, kus on sisendid odavamad ja sinna me ei tahaks jõuda. Et selle tõttu me toome seda mõistuse häält ja erinevate valikute puhul lihtsalt katsume vähemalt neid võimalikke siis tagajärgi kirjeldada. Aga kas seda mõistuse häält üldse tahetakse kuulda võtta, sest kui mina vaatan või kuulan või loen, siis jääb mulje, et tehakse ikka nii, nagu meie tahame, et ükskõik, mida teised arvavad. Mida ma siin oma kuudega Tööandjate Liitu juhtides olen tähele pannud, et meid ikka tahetakse kuulda, nii et ei ole meile palju ei öeldud, kui me kellega rääkida tahame ja meil on regulaarselt
ikkagi peaministriga kohtumised olnud, et peaminister just käis meil ka volikogus uue siis koalitsiooniplaanidest rääkimas ja ma olen ise ka peaministri nüüd siis selle bürokraatia efektiivsuse nõukoja liige, et me ikkagi kohtume regulaarselt ja tegelikult ma arvan, et meid kuulatakse ja sisuliselt, ja me katsume ise ka siis olla tasemel, et meie sisend on ka sisuline. Võib-olla siin on lihtsalt taga see, et see peaminister nüüd on hakanud proovima, eks ole, oma niisugust vana valijabaasi natuke nagu kõnetama, et Reformierakond oli ju kunagi ettevõtjatele, ütleme, meelepärane erakond, vahepeal kadus kuidagi nagu ära, et siin mina olen aru saanud, või õigemini tegelikult eelmises saates ju Raul Kirjanen meile rääkis, et mitu aastat oli perioodi, kus saatsid kirju ettevõtjate poolt ja vastuseks tuli vaikus, et kuule, siin on probleem või seal on probleem ja ei midagi. Kriis on meil ja ei taha teid kuulda. Võt ilmselt see põleplatvorm on jõudnud riigijuhtidele selles mõttes kohale, et mis on Eesti nagu suur probleem olemata sellest, kes meid valitseb ja seega see probleem täna siin ei ole lahendust, et veel välja mõeldud, on ju see, et kui me vaatame sellist kriisieelse viimase aasta 2019 kuni 2024, et riigieelarve maht on kasvanud 70% ja majandus samal ajal siis nominaalselt 45% ja see vahe on hirmu äratavalt suur. Ehk ütleme nii, et me elame üle võimet Eestis ja see ei ole mitte kaitsekulud. Kaitsekulud on sellest probleemist võib-olla kolmandik, eks ole, ja see on see osa, mis on nagu põhjendatud. Aga meil on kõik kulukomponendid kasvanud ja tegelikult tulemus on see, et Eesti on muutunud Euroopa Liidus just IMF-i delegatsiooniga kohtusime kõige kiiremini kasvava riigivõlaga riigiks. Kuigi me olime väga madala riigivõla tasemega, tänaseks on meil riigivõlga üle 10 miljardi, mis on üle 25% meie SKP-st ja kasvab kiiresti. Et me ei tahaks jõuda sinna, kuhu äsja just Soome on jõudnud, kus on nii-öelda riigivõla lagi käes ja kus tuleb väga valusaid lõikeid teha, et tegelikult me peaks selle lahenduse ikkagi leidma nii-öelda kiiresti, et meil isegi ole mõtet järgmise Riigikogu valimisi oodata ja põhimõtteliselt on meil 2 varianti, et kas ikkagi otsustavalt lõigata riigi kulutamist, millega me ei ole ka hakkama saanud, et me isegi pole palju riigi kulude kasvu suutnud aeglustada, või siis ikkagi tõsiselt võtta ette majandus, et saada majandus kasvu, mis meil siin 3 aastat on kahanenud, ja tegelikult tuleb mõlemad teha. Ja ma arvan, et see on ikkagi riigijuhtideni jõudnud see põleplatvorm ja et selge on see, et on aeg seljad kokku panna ja koos mõelda, mida siis teha annab ja võib-olla ka ikkagi ebastandardsed lahendused lauale võtta, milles Eesti on ka varasemalt päris edukas olnud. See on minu arust nii jõhker, kuidas sa selle ära sõnastasid praegu. Väga hästi sõnastatud, aga mina selles mõttes natukene ikkagi tahaks öelda, et ma ei ole nõus, et riigijuhid on aru saanud, kui ma näen, et ma ei tea, haridus- ja teadusminister tõstab oma töötajate palku. Lihtne väike asi. See on väga väike, ma saan aru, et see on nagu virvendus, võib-olla isegi pool virvendust, aga vaata, see on märgiline sõna, märgiline meie tavainimeste jaoks, kes me näeme, et selliseid asju tehakse olukorras, kus riik peaks kokku tõmbama. Siin loed uudised, meil oleks vaja veel hoopis inimesi juurde võtta, kes muudab oma, ma ei tea, ministeeriumit, ma ei räägi õpetajatest, jumal täna, või päästjatest, ma räägin reaalselt teenistujatest ministeeriumites. Et me võtame ametnike tööle, teen töö kuulutuste portaali lahti, ma näen ainult, otsitakse juurde inimesi. Ma ei näe tegelikult, et riik päriselt tõmbaks kokku. Sa ise ka markeerisid selle ära, et kui, ma ei näe, ma lihtsalt ei näe seda. Jah, et märkide keel on loomulikult hästi oluline ja kui me räägime indekseerimisest riigis ja indeksid on ju THI-ga seotud, mis on põhimõtteliselt inflatsioon, eks ole, ja inflatsioon on suuresti üles, me oleme olnud selline staglatsiooniline olukord, kus majandus langeb ja inflatsioon on väga kõrge, et meil on olnud ka mulgas üks kiiremini langevaid majandusi ja suurim inflatsioon Euroopa Liidus, et see alenaljakas pool on see, et paljud riigikulud on indekseeritud ju inflatsiooni, mida me ise oleme kütnud maksudega ja kui me siis tõesti seda märkidegelt räägime, et aprillis kasvasid kõrgemate riigiteenistuse palgad, mis on nagu THI-ga seotud, see võib öelda, et see on see mõõdik, mida riigijuhid on motiveeritud tõstma, et kõrge inflatsioon ju annab neile suurema palga, et kui ma nüüd natuke ironiseerin, et oleks väga riigimehelik öelda, et me lihtsalt paneme selle indekseerimise pausile praegult ja esimene asi võiks olla siis kõrgemate riigiteenistujate palk, et näidata isiklikku eeskuju, nii et ma olen
väga nõus, et see märkide keel on oluline ja inimesed lihtsalt ei mõista, et noh, kui sa nüüd aprillis kogu avalikkus saab teada, et riigijuhtide palgad on oluliselt tõusnud ja siis nädala pärast tulevad need samad riigijuhid rääkima, et väga raske on õpetajate palkade tõusuks leida raha, eks ole, et see on, märkide keel on oluline, aga kui me jälle sisu vaatame, et noh, näiteks meie tervishoiusüsteem, et ma olen Tervisekassa nõukogu liige nüüd ka mõnda aega olnud ja et 7 aastaga meie tervishoiu siis süsteemi eelarve on 2-kordistunud ja meil on jätkuvalt sellel aastal 160 miljonit defitsiiti. Järgmine aasta defitsiit suureneb, sest palgakasv on kokku lepitud ja meil ei ole head lahendust. Me üldiselt oleme oma tervishoiusüsteemiga rahul Eestis, aga me ei jaksa seda kinni maksta. Ja nüüd on küsimus ongi selles, et mis siis nagu valesti on läinud, et me ei ole kunagi ajaloos Eestis nii palju pannud raha tervishoidu, kui täna paneme. Aga teine, mis on kurioosne fakt, et kui noh, meie tervelt elatud aastad Eestis kenasti kasvasid, siis noh, Covidist alates on jäänud see seisma ja viimastel nüüd aastatel ka alla tulnud, eriti meeste ja tervelt elatud aastad Eestis, mis on väga tõsine probleem, et see on nagu paradoks, et me paneme raha ühiskonnana tervishoiusüsteemi rohkem kui kunagi varem ja tegelikult noh, see, milleks me ju tegelikult kogu seda raha sinna paneme, et meil püsiks terved aktiivsed tööturul, mis on ka Tööandjate Liidu suur eesmärk, et seal ei ole asjad hästi. Nii et ilmselt ainult rahaga asja ei lahenda, et siin peab ka julgelt nagu nii-öelda see masinasse sisse vaatama, et mis siin tegelikult toimub ja kus me mööda oleme pannud. Täpselt, ma natukene sa ütlesid, et me oleme rahul, meil on hea tervishoiusüsteem. Isiklik kogemus ütleb seda meil, et meie kindlasti oma pere näitel rahul ei ole. Enamasti ei ole, jah. Enamasti ei ole selles mõttes, et perearstiga saab suhelda ainult kõneroboti kaudu ja eriarstile aega saada, isiklik kogemus, ma ei hakka sellest pikemalt rääkima, on täielik mõnitamine Eesti Vabariigis osadele eriarstidele, kes on siis hõivatud rohkem tööga. Et isiklikult loobusin näiteks ühest, et hea küll, et jääb ära siis tervelt elatud aastatest rääkides, eks ole. Aga see teine küsimus selle tervishoiusüsteemi puhul on see, et kuhu see raha siis läheb. Ja viimaste aastate, eriti selle COVID-kriisi puhul oli ju selge, et oli vaja raha peale panna sinna, eks ole, sumati miljoneid juurde, see raha läks tegelikult sisuliselt musta auku, tehti valesid asju, visati ära hunnikute viisi mingisuguseid meditsiinitooteid, mida siis vaja ei olnud, ma pean vaktsiine silmas, miljonite eest ja veel hullem aastaid, mitu aastat anti raha erafirmadele selle tõttu, et nad teeksid mingisuguseid teste, mida tegelikult loogiliselt mõtlev inimene sai, alguses võib-olla ei saanud aru, aga ütleme, et mingi aja pärast sai ju aru, et ei ole mõtet lahus testida kogu aeg niimoodi, et see ei ole see koht, ja riigi rahas seda kõike tehti. Võib-olla nüüd on see natuke tagasi tõmmanud, aga ma tahan lihtsalt öelda, et need on 2 head näidet, kuidas tohutult ja jõhkralt on selles süsteemis raha raisatud nagu viimastel aastatel. No see on jälle üks asi, mis kindlasti paistab välja ja jääb meelde, aga ma toon teile ühe sellise fakti, mida minu arust on ka Eestis liiga vähe räägitud, et ma olen matemaatikahuviline ja inseneriharidusega, nii et selle tõttu ma tavaliselt, kui ma mingisse uude valdkonda sisse elan, siis ma teen endale faktid selgeks ja kui ma vaatasin, et kuhu tervishoiu raha kulub, ja küsisin targematelt, siis 60% meie tervishoiu rahast läheb 5% inimestele, kellel on üks ühine nimetaja. Mis te arvate, mis see on? Ühine nimelt, mingid elustiilihaigused on või mis nimelt elustiilihaigused ei ole, vanainimesed ei ole lapsed, aga elustiilihaigused ja kui me võtame ja võrdame näiteks ennast Põhjamaadega, siin on kuristik, et ütleme, meil on üks osa inimesi ikkagi Eestis, kes ütleme, kellel oma vastutus nagu täiesti puudub ja tehakse kõike, mis vähegi saab, et mitte terve olla ja siis oodatakse, et tervishoiusüsteem on kõikvõimas ja parandab neid kõikidest hädadest, et minu arust on sellest liiga vähe räägitud ja võib-olla me oleme ka liiga vähe tähelepanu pööranud ütleme siis positiivsele eeskujule ja ka nendele näiteks MTÜ-dele, kes Eestis tegelevad, ma ei tea, näiteks terviseharrastuse eestvedamisega, tervel toitumise toetamise ja nii edasi, et seda tehakse päris palju, aga me räägime sellest liiga vähe ja kui oluline see on ka sellest, eks ole, nii et siin on ülisuur potentsiaal.
ma ei tea, mulle tundub, et kui me räägime liikumisest ja tervislikust toitumisest, siis minule tuleb see info küll väga lihtsasti kätte, et noh, et ma teen ükskõik millise uudiseportaali lahti, natukene scrollida juba on all nii, ma ei tea, 5 nippi, kuidas tervislikumalt toituda. Ühesõnaga, tegelikult seda nagu on ja kui me mõtleme selle tervisliku liikumise peale, siis noh, need MTÜ-d arvati ei ole nagu nii suur probleem, aga võib-olla see lihtsalt minuni, kes ma olen sellest võib-olla huvitatud ja olen keskmisest teadlikum, võib-olla see lihtsalt minuni jõuab tänu sellele. Mäletad teisi, kui me rääkisime, siin on riigi poliitika ka taga, kui me rääkisime siin mitu kuud tagasi juba, kui Urmas Sõõrumaa meil käis, eks ole, ja tema rääkis ju ka sellest samast asjast sisuliselt, et kuidas ta proovis riiki saada selle taha, et ehitada mingeid neid spordiväljakuid, eks ole, ja siis kui me võtame mingisuguseid näiteid, et kui kärbetest rääkida, et mis kärpeid siin hoogsalt vahepeal tehti, noorte treeneritelt vist või noorte spordilt võeti raha ära või mis iganes, et siis see ka jälle, et sa ühelt poolt saad nagu aru, see on väga hea, mis sa välja, elustiili haigused niimoodi, aga milles see elustiili haigus seisneb, eks ole, see nagu 2 asja ei lähe nagu kokku jälle riigis, vaata. Mina ütlen, et mul on tegelikult mure veel, meie põlvkond veel on nagu ta on, aga mis saab meie järeltulijate, sellepärast nemad juba kasvavad ninapidi telefonis. Ma arvan, et see läheb, tegelikult potentsiaal on veel hullemaks minna, kui ma mõtlen lihtsalt selle peale, mida noored praegult teevad. Ja mis lahendus siis on siin? No ega tuleb hakata lihtsalt see ongi, et väike analüüs ja ma isegi juba tegelikult Tervisekassas ütlesin, et te peate sellest lihtsalt ühiskonnast kõva häälega rääkima, et esimene asi on, et teadvustame seda olukorda, et minul oli see šokk ausalt, mina ei kujutanud üleüldse ette, et see elustiilihaiguste probleem andmepõhiselt on nii suur probleem Eestis. Ma ka niimoodi vaatan enda ümber ja vaatan, inimesed on justkui üsna mõistlikud ja teevad sporti ja tarbivad kõike, mis nad suust sisse ajavad ka mõistlikult, eks ole, aga tuleb välja, see on Eestis väga suur probleem. Sa ütlesid, 5% on see ainult. 5% inimesi, aga nende peale läheb väga suur hulk meie tervisesüsteemi rahast, mis võiks minna näiteks, ma ei tea, laste vaimse heaolu toetamiseks millekski muuks, mis on väga oluline, milleks meil jätku raha, nii et tegelikult seda debatti oleks vaja ühiskonnas ja ühiskond peaks olema nõudlik ja kuni selleni välja, et kuidas me siis ikkagi selle oma vastutuse nendele inimestele tekitame, kes üleüldse ei hooli enda tervisest. Et ega see on ka üsna valus debatt, täna oleme ju nagu äärmiselt nii-öelda sotsialiseeritud kõik tervishoiukulud, aga et võib-olla need inimesed siis peaks ise ka rohkem panustama sinna, et need debatid tuleb ühiskonnas pidada, ega mul ei ole õppekuuli, lihtsalt teadvustamist hakkab asi pihta. Kas on siis see niinimetatud suhkrumaks võiks olla nagu siis, milles siin on arutatud, et kas ta võiks olla nagu, no jaa, aga siis võib-olla tarbid ise ka ja on veel parem. Ma lihtsalt küsin, kas see võiks olla üks nagu see komponent. Jah, et võib-olla see alates sellest, et ikkagi kui perearstiga lepitakse kokku, et nüüd tuleb elustiilis midagi muuta ja läheb aasta mööda, midagi ei ole juhtunud, et siis tekib näiteks sotsiaalmaksu lisa. Et ma praegu puusalt tulistan, eks ole, midagi väga lihtsalt, sest ma olen sellega ka hästi nõus, et tõesti Eestis ikkagi nõu ja abi on võimalik saada nii toitumise, liikumise, erinevate elustiili mida ma peaks oma elus muutma, kui ma tahaks nagu ise, et mu tervetel aastad oleksid pikemad ja et ma püsiksin tervena kauem, aga see hakkab ikka ise endast pihta, seda ei saa vägisi teha. Ja, eks ta nii on. Ma olen ise alati mõelnud, aga teise otsa pealt seda, et see kindlustussüsteem, et tegelikult Tervisekassa või Haigekassa või kuidas seda nimetad tänapäeval, et see on ravikindlustus. Kindlustussüsteem üldiselt peaks toimima niimoodi, et kui mul siis tekib mingi kindlustusjuhtum, et ma saan nagu abi. Ja minu algne kriitika oli see, et seal tegelikult praktiliselt võimatu mõnedes asjades nagu abi saada. Mis siis lahendus on? Mul oleks konkureeriv turg, siis ma saaks seda alati. Jah, et ma siia juurde näiteks toon autokindlustus, et meestel on see südamelähedane küsimus, auto on tihtipeale olulisem kui abikaasa, et autokindlustusega on ju selline asi, et kui purjuspeaga teed avarii, siis ta ei kehti. Aga kui sa purjuspeaga teed avarii ja saad vigastada ja Tervisekassal tuleb sind lappida, siis selle maksame kinni, nii et see on mõtlemise koht ja
ja tegelikult noh, natuke jõhkrad näited, aga tegelikult ühiskond ju maksab seda kõike kinni, et see on kellegi valik, kui ta purjuspäevaga autorooli istub ja endale teistele viga teeb, aga me maksame selle reipalt kõik ühiskonnana kinni. Et ja selle peale peaks mõtlema vähemalt. No selle peale mina küll mõelnud konkreetselt selle näite peale näiteks ei olegi. Ja selle peale ei ole. On hea mõelda. Aga võtame korra äkki tagasi natuke sinna energeetika suundas. Mul ikkagi oluline, ütleme, küsimus, et siin just nimelt selle taastuvenergeetika rohebuumi osas on nagu veel, et mis siis on läbi või ei ole läbi. Ühest küljest oli buum, eks ole, investeeriti üle, suurim tuuleenergia firma maailmas Orsted, ühtki projekti ei taha enam ette võtta, ei saa enam, liiga kallis kõik nii, et ei tule nagu välja. Aga Eestil on ikkagi see eesmärk ju veel, et meil siin peab 100% tarbitavast elektrist, kas siis on ikka veel vist aastal 2030 tulema siis nii nimetatud taastuvenergiast, et on see võimalik või? No ma Örstedi kohta natukene parandan, et kuna ma olen ka ühtepidi Örstedi aktsionär ise ja kõigil eestlastel ilmselt... Kuidas aktsia hind on? Örstedi aktsia dünaamika on olnud oluliselt viletsam kui Enefit Greenil oli, aga ma isegi ei kujuta ette seda, et Taani riik nüüd otsustaks Örstedi näiteks börsilt tagasi osta, et seda ma ei kujuta ette, et see nüüd oleks lahendus. Et Örsted on teinud muutusi juhtkonnas, neil on väga selge kasumlikuks jõudmise plaan ja ka väide, et nad enam midagi ette ei võta, ei vasta tõelest, nad ikkagi on jätkuvalt üks suurimaid taastuvenergia arendajaid maailmas, nendel on projektid Lõuna-Ameerikas, Taiwanini ja Euroopas ka päris palju. Lihtsalt nad on teinud valikut, mida nad teevad ja selgelt fokusseerinud kasumlikkusele ja ütleme, aktsionärina ma olen pigem oma positsiooni suurendanud ja kui osa Enefit Greeni raha on sinna paraku läinud ja sellest on mul ka kahju, et Eesti patrioodina, et tuleb Eestist välja investeerida, aga kuna ma ka juhtkonda tunnen ja usun väga, et nad on tugevad ja võimekad, siis olen üsna kindel, et see ei ole halb investeering. Aga nüüd tagasi selle Eesti plaani juurde, et eesmärk 2030 siis tarbimise mahus toota roheelektrit, ma arvan, ei ole hea eesmärk. Sellepärast, et me oleme näinud, et lisaks keskkonna jalajälje vähenemisele, mis on ju mõistlik, on selles energia mõistatuse pusle lahendamises vaja kindlasti arvestada varustuskindlusega. Me oleme ju värsket Hispaania, Portugali näitel näinud, et kui seda ei tee, et mis võib juhtuda ja tegelikult sinna natuke sisse vaadates võib-olla tuleb ka meelde, kui oluline elekter meie igapäevaelus, et ilma elektrita tegelikult jääb elu seisma. Ja kas me tõesti tahame midagi sellist ka siin ära proovida, ilmselt ei taha. Et teine väga oluline asi, mille peale peab kogu aeg mõtlema, on varustuskindlus, et võib-olla see on isegi esimene asi, et elekter lihtsalt peab olema. Ja kolmas asi on see, millest me rääkisime alguses, on siis konkurentsivõimeline elektri lõpphind. Et tegelikult elekter on nii oluline majanduse sisend ja tegelikult ka perede kodutarbimiste kulu struktuuris ei ole ta üldse mitte väike, et sellele lõpphinnale me peame ikkagi väga selgelt pöörama tähelepanu, nii et ütleme, et see on selline kolmedimensionaalne ülesanne ja kui me siis põrutame, et 2030 whatever it takes, et peab olema 100% roheline elekter, aga need kaks asja on täiesti analüüsimata, siis see võib väga halvasti minna. Ja praegult natukene tundub, et nii ongi nagu läinud, et me siin kuuleme, et peale desünkroniseerimist Venemaa siis elektrisüsteemist meil on nagu ülikõrged reservi või sagedusreservi tasud, mis jõuavad ühel hetkel tarbijateni. Me räägime siin 100+ miljonit, eks ole, nagu see praegu paistab. Natukene niimoodi, ma katkestan korra, sagedusreservi tasud, et tegelikult see on nii keerukas teema, et selgita palun lahti, mis see siis nüüd tähendab? Ja hästi lihtsalt öeldes, et see, mis paneb meie lambid põlema, see on vahelduv vool. Et kõik on füüsikat koolis õppinud, ma lihtsalt tuletan natuke meelde, et mis on alalisvoolu ja vahelduv voolu vahe on see, et vahelduv voolu puhul on nagu ülioluline, et sagedus püsiks, mis on 50 hertsi, eks ole, et meie tarbimine ja tootmine peavad olema nagu ülitäpselt parlanksis kogu aeg. Et kui tuleb näiteks üks suur tarbija võrku või midagi kaob ära või üks tootja
ja noh, ma ei tea, suured päiksepargid, tuleb päikesepilv ja päike kaob ära, siis see peab kohe asenduma millegagi, muidu läheb sagedus paigast ära. Ja noh, ma ei tea, kas te teate, palju elektrijaamasid Eestis täna on? Ei, sa tead, ei, mina ei. No ei, neid on ikka üksjagu nad juurde tulnud, kuna hästi, noh, need iga väike tuulik on ka ju elektrijaam, või no ütleme tuulepark. Just, Eestis on peaaegu 25 000 elektrijaama tänaseks. Okay. Sinna on arvestatud siis kõik katusepaneelid. Ka minu Viimsi maja katusel olev elektrijaam on elektrijaam, aga noh, ma võin öelda, et mais ma olen võrgust võtnud vähem elektrit, kui ma sinna tagasi olen andnud, väga päikesepaistene kena mai on olnud, ja nüüd seda süsteemi juhtida, et te kujutate ette, et kui need elektritootjad on olnud juurde ja suur osa nendest on siis nii-öelda juhitamatud, ehk nad sõltuvad ilmast, et nüüd me peame prognoosima seda tarbimist ja tootmist ja igal ajahetkel hoidma selle sageduse parlanksis, nii et mida rohkem neid muutujaid siia süsteemi tuleb juurde, seda keerulisemaks see läheb. Ja nüüd, noh, ennem selle puhverdas ära suur Venemaa elektrisüsteem, noh, nemad ei pannud tähelegi, mis meil siin toimus, eks ole, see oli meile selline suur puhver, nüüd me oleme sealt ära lõigatud, me peame ise hakkama saama ja turul on see siis, noh, ütleme, et süsteemi operaatorid, meil Elering hoiavad siis sellist reservi mingitest võimsust, millega saab kiiresti üles-alla kompenseerida. See on mingi gaasijaam siis või? Noh, seal on kõike, seal on ka need samad päikesejaamad, kes suudavad ennast kiiresti alla koormata, kui näiteks tootmist on üle reguleerivad alla, akupargid ja nii edasi, aga ka gaasijaamad, jah, et ja see on kulu siis süsteemi operaatoritel, see on nüüd see sama sagedusreservi kulu ja see on olnud palju suurem kui prognoositi ja noh, ta täna ongi, noh, ma ei tea, siin on olnud 10+ miljonit kuus, eks, et ja kui me paneme selle konteksti Eesti elektritarbija, mis on 8 teravatt-tundi, 8 miljoni megavatt-tundi aastas, noh, siis sealt tuleb üle 10, see on 10-15 eurot megavatt-tunni eest tuleb ainult seda, et hoida meil tuleb põlemas kulu, eks ole. Ja noh, jällegi, et kui me ei ole valmis seda reguleerimist nii-öelda mõistliku hinnaga tegema, tahame veel siia neid muutuvaid osi kiiresti juurde tuua, noh siis noh, ütleme, heal juhul see läheb lihtsalt väga kalliks, aga halvemal juhul see võib viia sinna, et me ei juhigi seda ära, juhtub see, mis juhtus Hispaanias ja Portugalis. Meil ju räägitakse, et odav hakkab olema, et kas siis meile valetatakse? Üks komponent ehk elektrihind võibki olla odav, et kui te siin vaatate, noh, mais, et need samad tuulised päiksepaistelised päevad, et noh, päeval on meil elektrihind ju 0, et kohati isegi negatiivne, aga see on kõigest üks osa, üks komponent, et sinna juurde tulevad võrgutasud, mis on väga kiiresti kasvanud, tuleb noh, need taastuvenergia tasud, millest siin räägitakse, et kui me tahaks tõesti väga palju tuua taastuvenergiat, et kui palju seda peaks toetama siis tarbijate taskust, lisaks saartalitustasu, mis on põhimõtteliselt need võimsustasud, mida tahetakse maksta siin juhitavatel võimsustele, et reservi hoida ja siis need reservitasud, mis ka kiiresti kasvavad. Kui me nüüd kõik kokku liidame, siis sealt tuleb see tõehetk. Et jah, et meil on räägitud ühest komponendist, aga noh, see sama uuring näiteks, mis meie tellisime, see vaatab kõiki neid komponente ja kuhu see meid siis võiks näiteks 10 aasta perspektiivis viia. Ja noh, sealt ikkagi tuleb välja, et noh, võib-olla ülepeakaela kiirustades selle noh, hästi suurte toetustega taastuvenergiat turule tuues ei ole kõige mõistlikum plaan. No me käitume ikka kohutavalt rumalalt selles mõttes, et noh, mitte ainult sina ju räägi seda, energeetikud räägivad seda, noh, kes siin sõna võtavad, eks ole, kõik nagu räägivad seda. Aga ma ei tea, kuskil on mingi tunnelvaade, noh, ja see tunnelvaade puudutabki seda, et kas sul on mingisugused need prillid ees, et sa vaatad seda hinda noh, teatud kindlal hetkel siis ja ütled, et odav on ja siis teisi asju ei vaata. Miks see sõnum nagu ei jõua kuhugi või ühiskond ei saa sellest aru? Mis küsimus on? No eks see rohepöörde narratiiv oli ju selline noh, cool, eks ole, et sellega oli päris lihtne ennast nii-öelda brändida ja ta kuidagi läks peale ka mingi aeg ja ütleme, et seal oli sellist noh, nagu vahtu ja vaibi oli päris palju, aga sisu ja pragmaatilist teostatavust oli vähe ja noh, me näeme seda ikkagi noh, et tegelikult Euroopa Liidus on see tervenisti see tõde nüüd kohale jõudnud, et me nagu päris sellise hurraaga siin minna ei saa, et see, et me tahame veel kord, me tahame keskkonna jalajälge vähendada
seda toetavad enamus meie liikmetest Tööandjate Liidus näiteks ja ettevõtjad, majandus mõtleb väga-väga kaasa. Aga mida me kindlasti ei toeta, ongi see õhinapõhisus ja see hurraa mentaliteet, et siin on ikkagi väga tõsised protsessid ja kui me selle rohepöörde tulemus on see, et me nii-öelda tapame majanduse ära, et tööstus liigub Euroopast kas USA-sse või Aasiasse ja hakkame olema sealt põhiliselt importija ja meile jääb selline sotsiaalkulude pool, et see ei ole ju see, mida me tahame. Ja me näeme seda, et kui me näiteks energiat võtame, et energiakulu on ju Ühendriikides on nagu oluliselt madalam, Aasias on oluliselt madalam. Neil ei ole sellist asja nagu CO2 kvoot. Jah, et erinevad poliitikad, mida Euroopa on üsna unilateraalselt rakendanud, eks ole, ja samas konkurents on globaalne, et Ameerika majandus on viimased 15 aastat oluliselt kiiremini kasvanud kui Euroopa, ka Aasia majandus on palju kiiremini kasvanud, et see Mario Draghi raport, mis siin oli eelmine aasta tuli ja mis seda Euroopa Liidu konkurentsivõimet kirjeldas, ütles, et kui meil oleks energia samas hinnas kui Ühendriikides niimoodi suurusjärgus, siis meie GDP ehk siis majanduse kasv oleks automaatselt % kiirem. Et need on sellised päris mõtlema panevad faktid. Absoluutselt, muidugi Draghi puhul ma ütleks, et see ongi Euroopa komme, et kui midagi on vaja teha, siis mitte teha midagi, siis tuleb raport teha. Aga see raport on üsna sisuline. Ja raport, ma tean, ma olen ka sirvid seda selles mõttes. Aga ega sellest mingid järeldusi ju tehtud ei ole eriti. Et minu arust vähemalt või selles suhtes, et Hispaaniat mainisid, Hispaanias siiamaani ei ole ju tegelikult vist on üsna selge, et mis seal juhtus. On vist üsna selge, aga kas on mingisugune konkreetne analüüs välja tulnud, kus öeldakse, et panime selle 60% tuult on meil, eks ole, et panime liiale. Eks see tuleb ja ma olen üsna kindel, et see põhjused tulevad ka kindlasti täpsemalt välja. Sotsialistid võimul, ma ei tea, nad toetavad seda. Aga niimoodi jämedalt öeldes võib öelda, et seda varustuskindluse osa selles energiavõrrandis on alahinnatud. Okei, see on see liigse taastuvenergia arendamisega, eks ole, seotud riskid. Teine asi on nüüd see, mis sa rääkisid, majanduse ja majanduse küsimus on see, et enne mainisid sisendihind, eks ole, seda üle ta muretsete ja nii edasi. Eksport ei saa ju eksportida, kui sa siis Soome ekspordid, eks ole, kui Soomes on sisendhinnad odavamad, aga ma ei tea, Saksamaal äkki saab, Saksamaal on kallim energia tänaseks nende enda, eks ole, süüdõttu. Näed, võib-olla veel saab, aga põhimõtteliselt kui natuke rohkem kirjeldada seda, et mis need majanduse pidurid siis Eestis tänasel hetkel on, et saab siin üldse, ütleme, elektrienergia on kindlasti üks, mis on problemaatiline ka tänaste hindadega. Sinu on järjest ettevõtted ütlevad, mis on energiamahukad, et kuulge, et raske on, et Estonian Cell ja kes siin on meil. Jah, võib-olla üks, ütleme, väga-väga suur probleem Eesti majanduse jaoks on madal kindlustunne. Ja see madal kindlustunne on alustame meie inimestest, et kodumajapidamiste inimeste kindlustunne tuleviku suhtes on Euroopa põhjas absoluutselt ja sama on üsna sarnane on ta ka ettevõtete ja ettevõtjate vaatest, et ja kuidas see majandust puudutab. Ta puudutab nii, et inimesed ei kuluta, kuigi raha on arvetel päris muljet avaldavalt ja see saldo kasvab ja ettevõtted ei investeeri, et meie eelmise aasta ütleme, investeeringute kokkuvõte on üsna masendav, meil nii madalat investeerimiste taset ei ole olnud väga palju aastaid Eestis ja kui ei kulutata ja kui ei investeerita, siis pole majandusel lootustki kasvama hakata. Ja nüüd küsimus, et miks see kindlustunne nii madal on? Et kui me ütleks, et see on lihtsalt sellepärast, et meil on kuri naaber ja me ei tunne ennast selle naabriga siin väga hästi praegusel hetkel, siis näiteks soomlaste kindlustunne on oluliselt parem, leedukate kindlustunne on palju parem ja nad jagavad suhteliselt seda olukorda, vähemalt seda kurja naabrit, eks ole, et
ja see on ka väga selline huvitav mõtlemise koht, et üks Leedu analüütik, kes käis meil siin tuulelohe konverentsil esinemas, ütles, et te eestlased kuidagi põete kõike jube palju, et noh, vaadake, et väljas on kevad ja päike paistab ja olge rõõmsavad ja naeratage, et see hakkab majandusega parem minema. Seda räägib Jürgen Ligi ka ju. Et võib-olla siin on nagu mingi point sees, aga noh, kui me oleme seda usalduse ja kindlustunde küsimust neist päris palju siia vaadanud ja kui me võtame näiteks, võtame riigikaitse, et tegelikult Eesti riik on täna päriselt pragmaatiliselt vaadates kaitstud paremini kui kunagi varem ajaloos. Me ei ole kunagi pannud sellist raha ühiskonnana riigikaitsesse, meil ei ole kunagi selliseid kaitsevõimeid olnud Eestis, nagu meil täna on, ütleme, meie kaitsevägi niimoodi kokku treenituna, viimane siin suur õppus, mis oli, eks ole, näitas seda, kuidas tehti väga ägedat koostööd Eesti kaitseväe, siis tegevväe reservistide ja siis välis meie partnerite vahel, need võimekused, mis meil Eestis on ja see, ütleme, koostöötase NATO-ga, mis meil on, et sellist asja pole kunagi Eestis olnud. Ja minu arust see kaitsetoode on nagu väga äge, aga samas tunne, mis inimeste sees on, see on tunne ja seda ei saa ühegi määrus, ühegi rahaga ega mitte millega juhtida, see on see, kuidas me ennast tunneme. Võib-olla me peaks natuke rohkem rääkima, mitte sellest, kui palju me kulutame kaitsele või mida me päriselt teeme, võib-olla poliitikute asemel sellest võiks rääkida meie väga tublid kaitseväe juhid, võib-olla mõni jaoülem, kes päriselt noori metsas juhendab ja räägib sellest, mida ta igapäevaselt näeb ja mida nad teevad. Võib-olla see, et siin tuleks ka natuke sellest kommunikatsioonist rääkida, et inimestel jõuaks kohale, et tegelikult me oleme üsna hästi kaitstud ja seidutus on tugev. Näiteks soomlased on väga uhked oma kaitsevõime üle, et see on nagu üks pool ja teine pool, mis on vähe laiem meil ühiskonnas, on usaldus, et minu arust jätkuvalt meil on selline ikkagi täielik usalduskriis Eestis ja me ei usalda nagu mitte kedagi. Et nii madalat usaldust, näiteks valitsuse usaldust Eesti valitsuse osas, Riigikogu osas, institutsioon, seda on väga lihtne öelda, aga samas kuule, kui sa valetad enne valimisi ja siis hakkad seal majandama, siis sa oled ju ära, on ju nii, kes see valetas? Aga võib-olla me ei usalda ka omale eksperte, ütleme, et kui me võtame tervishoiu, siis kui me võtame tervishoiu, siis kindlasti on siin väga tarkasid inimesi, kellega ma olen kohtunud ja väga palju neid õppinud ja kui me võtame, ma ei tea, energeetikas, kindlasti on väga tarku inimesi, aga kui me kõik arvame, teame nendest paremini ja me isegi ei taha kuulata, mis nad räägivad, siis usaldusel on väga raske tekkida, eks ole, et see on natuke laiem probleem kui lihtsalt see, et meie riigijuhid versus rahvas, eks ole, et võib-olla me peaks nagu üksteist kuulama natukene rohkem, võib-olla me peaks ikkagi kedagi usaldama, et vähemalt igas valdkonnas leidma kedagi, keda me usaldame ja kelle käest oleks ennem, kui me arvamuse, ütleme, sotsiaalmeedias tulistame välja natukene ka kuulama, et see on ka see, kus me saame ise korraks mõelda, mis me saame paremini teha, et meil on nagu üsna tugev usalduskriis Eestis. Sellega mina olen küll nõus, jah. Et see, need on need asjad, mis tegelikult otsapidi jõuavad ka nagu just kindlustundesse, selle läbi ka majandusse, et see on väga suur väljakutse tegelikult Eesti jaoks. Ei ma arvan, et vaata seesama usalduse puudumine, meie oleme need, ma tahan öelda vist enesepiinajad, kes siis vaatavad näiteks Riigikogu infotundi või mõnda valitsusistungit, minu meelest see hakkab juba sealt peale, sellepärast, et poliitikud omavahel see poliitiline kultuur on hästi halvaks läinud. Vaatame seda meelelahutuse mõttes, eks ole. Aga tegelikult ma arvan, see hakkab juba sealt pihta, et kui sa näed, et poliitikud omavahel läbi ei saa, nad ei taha teha koostööd, sa näed, et koostöö puudumine on null. Null on. Et võib-olla see hakkabki tegelikult sealt pihta, sest mina olen nõus usaldust, väga raske on saada. Ma ikka tooks need paar dimensiooni usalduse suhtes veel sisse selles mõttes, et üks asi ma nimetasin juba on see, et kui sa ikkagi silm kai pilgu ja valetad enne valimisi ja tuled võimule ja hakkad laamendama, et siis see rikub ära nagu ütleme sellise poliitilise usalduse, see on selge, eks ole. Ja võib-olla need tulemused on kõik selles ka poliitikas sees, eks ole, tänaseks ja nii edasi. Eksperte sa nimetasid. Meil oli siin mitu aastat aega, kui
kõiki, kes ka eksperte, kes kahtlesid mingisuguses kindlas narratiivis, ma pean silmas koroonakriisi ajal, et ei tehtud õigeid otsuseid siin lukustamistega, ma räägin maailmast, Eestist ka, aga ka maailmast, või ei tehtud õigeid otsuseid siin vaktsineerimisega, need vaktsiinipasside süsteem, kes seda kritiseerisid, neid nimetati, eks ole, valeinfo levitajateks ja siis usaldama pidi teadust, eks ole. Noh, kas on eksperdid nüüd ise süüdi või ütleme, see süsteem süüdi selles, et see usaldus on kuidagi kadunud või kes on süüdi, eks ole. Noh, inimesed ju ei ole puupead või rumalad, nad ju nägid seda kõike, noh, ajakirjandus minetas tegelikult mingil ajahetkel ka sellel samal ajal täielikult minu arvates kriitilise, noh, mitte päris täielikult, aga suures osas siis enamuses kriitilise analüüsivõime, kriitilise mõtlemisvõime, kriitilise kajastamisvõime ja jällegi, kes rikub seda usaldust. Et ma arvan, et need on need probleemid, millele ühiskond ise peaks, või ütleme, need samad institutsioonid ise peaks mõtlema, mingisugused järeldused tegema ja tunnistama tehtud vigu ja see on esimene samm selleks, et usaldust taastada või ma ei tea, kuidas sa vaatad ja kommenteerid. Kui mida ma näen, et tegelikult hästi paljud ka poliitikud eeldavad inimesed on rumalad, eks ole, minu arust on see vale eeldus, sellepärast et inimesed on üsna nutikad, tegelikult ikkagi mäletavad asju ja tegelikult suudavad ka raskete teemadel kaasa mõelda, kui neid selgitada ja panna konteksti ja tuua nagu välja, et minu arust, kui Eesti riigil on väljakutse, ükski poliitik ei peaks ta võtma isiklikult ja hämama selle teema ümber, minu arust tuleks sellest nagu ausalt rääkida ja inimesed mõtlevad kaasa. Ma arvan, Eestis on väga palju inimesi, kes on valmis kaasa mõtlema olulistel teemadel ja kindlasti, ütleme, inimestel on mälu, ja me näeme seda ka ju selles, et meil on toimunud ikkagi ju päris suured muutused ka, ütleme, ma ei tea, nendes igasugustes reitingutes, eks ole, et selles mõttes targad poliitikud suudavad sellest õppida ja nad siiski võib-olla, seda jääb vähemaks, et inimesi alahinnatakse, aga eks me näeme, meil on siin valimised ees ja kuidas selline lihtsate loosunglite ja lahenduste aeg on Eesti jaoks möödas, praegu tuleb nagu päriselt otsustada, tulebki valikuid teha, ei ole lihtsad valikud, aga selleks tuleb seda selgitada, miks seda on vaja teha, ja tulebki päriselt minna inimeste ette ja ka raskete teemadega, eks ole, et see on juhtide töö, et headel aegadel, halbadel aegadel olla inimeste ees ja selgitada, miks on vaja midagi teha. Mul tekkis veel üks paralleelne mõte selle usalduse teemaga seoses, on sama, mis toimub samade tuuleparkidega seoses, siis seal ju öeldakse, et sisuliselt rakendatakse sama metoodikad, inimestel on mingid mured sellega seoses, mul oleks ka meie oma hoovi tahaks tuuleparki. Kuidas sulle teisi? Ei tahaks ju. Ja see on, not in my backyard. Ei, aga kas ma olen nüüd halb inimene selle pärast? Ei, vaata, see on hea teema. Kuidas sa raamistad seda asja, eks ole nüüd? Ja sa raamistad seda niimoodi, et sa nimetad neid inimesi, seal, ma ei tea, kuidas vahepeal keegi nimetas Kremli-meelseteks inimesi, kes käisid ja mingid probleeme selle üles tõstatasid, et sa ei saa niimoodi käituda, see on päris probleem inimestel ja ei ole niimoodi, et see rohe on ju suhteline või ütleme, mõiste, et kui ikkagi tuulikutest samamoodi, neil on keskkonnamõjud, neil on mingid eralduvad, eks ole, need materjalid iga aasta, neil on lindudele, looduskeskkonnale mõju kaasa inimestele ja see ei ole mingi notseebo-efekt. Tootmine, siia toomine, kõik see on ka, selle me paneme vaiba alla, ütleme, et see on kõik taastuv roheline, kõik nii väga hea ja inimesed, ärge õiendage, te olete Kreml, kui te õiendate, siis sellega ka ju ei taasta usaldust. Ja ma olen nagu hästi nõus ja olles selle teemaga isegi elus päris palju tegelenud ja näiteks taanlaste kogemust õppinud, et kus te näete, et tuulikud on üsna nagu kogukonna osa, et mitmel pool Taanis ju sõidate ringi, vaatate, et tuulikud on üsna küla sees, et isegi Kopenhaagenis maandute, esimene asi, mis te näete, Kopenhaageni äärelinnas on tuulepargid, eks ole, et ja see, kuidas Taanis on see sidusus saavutatud, on nagu väga suure kogukondade kaasamise läbi. Ja ma olen seda väga palju, seda Taani kogemust uurinud, ma olen ka taanlasi kasutanud siin meil kogukondadega suhtlemisel, et nende kogemust ja tegelikult minu arust on nagu väga vale arvata, et näiteks riigi eriplaneering lahendaks tuuleparkide toomise siis meie Eestimaale, et see ei ole see tee. See eriplaneering tähendab seda, et omavalitsus sõidetakse üle. Ja ma arvan, et see tekitab oluliselt suurema vastuseisu ja tegelikult tuleb
inimesi kuulata, neil on tegelikult päris mured, ma olen käinud üle Eesti erinevates kohtades väga erinevate huvigruppidega ise rääkimas, ma olen väga palju neilt õppinud, nende muredest ja need ongi päris mured, võib-olla kellegi jaoks väikesed, nende jaoks suured, seda tuleb mõista, sinna tuleb leida lahendusi, neid tuleb väga esimesest sammust peale kaasata, et kõik oleks väga läbipaistev, mida plaanitakse, nende mured tuleb sisse võtta, tuleb olla valmis oma plaane muutma vastavalt nendele muredele ja samal ajal kogu aeg mõelda, mida kogukond sellest võidab, kui nad aktsepteerivad selle, et nende lähedusse tuleb mingisugune tööstusobjekt, mitte ainult tuulepark, me räägime ükskõik millisest tööstusest, see tuleb ka kohe lauda tuua, sellepärast et kui kogukond näeb, et see päriselt aitab meil midagi siin paremaks saada, siis nad on palju rohkem valmis kompromisse tegema ja see ongi selline protsess, mis tuleb algusest peale väga korralikult läbi käia, et tegelikult meil tuleb seda veel väga palju õppida Eestis ja kindlasti ülesõitmine ei aita, see ei ole lahendus. No, aga praegu tundub, et on, et ega ei kuulata ju, ma ei tea, kohtu kaudu hakatakse õigusi nõudma või õigus ära võtma siis on ju. Jah, aga saavad kõik aru ühel hetkel, et see ei ole see tee, sellepärast et me võime 10 aastat kohtus käia, aga selle peale närvi ja rahakulu ei juhtu ju mitte midagi, et kui me tahame päriselt edasi liikuda, lahendusi leida, siis tuleb koostööd teha. No, mina olen ikkagi lootnud selle peale, et need probleemid kaovad iseenesest, kui numbreid arvutama hakatakse, nagu meiegi siin arvutasime, eks ole, natukene, et siis neid lihtsalt niivõrd palju ju ei tekiks, et mõeldaks teistel lahendustel. Kindlasti tuleb Eestisse juurde maismaa tuuleparke lähikümnendil, olemata sellest, kas toetusi makstakse või maksta, kindlasti tuleb juurde päikeseparke, eriti selliseid nagu minu kodukatusel on, et kõigi tarbijatel tasub neile endale panna, kindlasti tuleb juurde akusalvesteid, sest see lihtsalt on tasuv ja mõistlik ja nii edasi, neid kindlasti tuleb, aga veel kord, et seda tuleb teha heas koostöös ja tegelikult mõistlikult, nii et selles mõttes ma prooviks turupõhiselt nagu siin. Ja ongi, et see turupõhisus nagu subsiidiumitena kindlasti. Turupõhisus, tehnoloogia neutraalsus, kuna tehnoloogiad arenevad väga kiiresti ja me ei tea, mis tehnoloogia 5 aasta pärast tegelikult võib meid aidata probleemide lahendamisel. Tehnoloogia areng on maailmas nagu kiirenev trend. Loomulikult, jah. Vot, ega ma ei tea, eks me oleme teemadele enamalt tealt nagu vist ringi peale saanud, võib-olla küsin. Võib-olla ühest majanduse väljakutsest ma tahaks lühidalt veel rääkida, et see on inimesed. Et seda oleks isegi patt rääkimata jätta, et kui me eelmisel aastal Eestis sündis 9600 last, mis on ütleme viimase 100 aasta kõige madalam number ja selline meie põlvkond oli 25 000, mis on siis selline 2,5 korda väiksem põlvkond sündis siis eelmine aasta, kui meie põlvkond, kes siin mingi aja pärast tahaks hakata sotsiaalseid hüvesid ühiskonnalt nautima. Et jälle matemaatika huvilisena mul ei ole väga julgustavaid sõnumeid meie põlvkonnale, et meil ei ole väga loota, et ühiskond jaksab meid üleval pidada, sest see ühiskond või see ülalpidajate seltskond kipub väga väikeseks jääma. Ja kui me paneme siia veel juurde selle kurva fakti, mis on mind tõesti tõsiselt kurvastanud, et eelmisel aastal meil põhikooli lõpetajatest 23% ei ületanud miinimumlävendit. Et me oleme üsna uhked olnud oma haridussüsteemi üle ja poliitiliselt pakuti välja lahenduseks see, et pühime selle miinimumlävendi nagu vaiba alla ja teeme ta vabatahtlikuks. Ausalt öeldes see hetk mul lihtsalt see mõte on meid kummitanud nagu siin 2-3 nädalat ja kui me vaatame ühtepidi, et kui vähe lapsi meil sünnib, et me peaks Eesti ühiskonnas neid peaaegu nimepidi tundma, eks ole, et neid on nii vähe. Ja teistpidi see, et nad saavad põhihariduse, mille peale nende elu peaks siis olema ehitatud, kus iga 4. Eesti laps ei ületa miinimumlävendit. Ja kuidas me sinna jõudnud oleme? Ja kui ma nüüd tööandjate juurde tulen tagasi, ja mõtlen, et meil on 3 aastat majandus langenud ja meie tööjõuturg on püsinud tugev, et meil on Euroopas kõige kõrgemaid hõiveid, tööpuudus ei ole kasvanud ja kui me tahame, et majandus hakkaks kasvama, siis ütleme, et inimeste puudus saab meil nagu lähiaegadel suuremaks probleemiks kui kapitali kättesaadavus, ja kui me üleüldse tahame siin Eestis midagi teha, siis on eriti teatud erialadel kompetentsi ja spetsialiste me lihtsalt peame Eestisse sisse tooma, meil ei ole teist varianti. Ja ütleme, et kui
kui me nagu ütleme, et ärme seda teeme, et nad võtavad meie töö ära ja me tekivad kultuurilised probleemid, et kui me tahame nagu jätkusuutlikud olla ja kui me tahame, et siia üldse investeeritakse ja siin majandust arendatakse, me lihtsalt peame seda võimaldama, sest märkamatult Eesti on ühtlasi ka muutunud üheks Euroopa kõige konservatiivse töö, rände, poliitikaga riigiks. Ja ma ei tea, kuidas me siia jõudnud oleme, et meil on selline võõra viha tekkinud, et me ei taha nagu mitte kedagi näha, et ise käime turismireiside üle maailma ja töötame ja õpime igal pool maailmas ja tahame, et võetakse normaalselt vastu. Aga siin kuidagi meil on selline võõra viha tekkinud, et arvestamata seda, et siin käivadki inimesed õppimas, meil on väga tugevad koolid, kus käiakse üle maailma õppimas, et meil käiakse erinevates ägedates ettevõtetes üle maailma tööl, käiakse lühiajaliselt, natuke pikemaajalisemad tööl ja me ise teeme ju täpselt seda sama, me reisime ka üle maailma, aga siin me võõraid nagu näha ei taha. Et see on üks teema. Me reisime, siis me tuleme tagasi, seda mõtled. Aga Eestis käiakse ka erineva pikkusega, nii turismireisidel, tööreisidel, õppimas, tööd tegemas, et see on nagu üks asi ka, kus me peame nagu tõsiselt mõtlema, et kellega me seda tööd tegema hakkame siin mingi aja pärast. See on fakt. Juba täna on enamustes valdkondades on inimeste puudus. Aga siin on see probleem, see samane sisserände probleem on selle otsaga, et kui me lubame massilist immigratsiooni, siis nende tulemusi me näeme, eks ole, sõidame siin üle lahe Rootsi ja näeme, et vaat see on see probleem, mis on inimestel silme ees ja siin ei saa jälle ju inimesi süüdistada, et nad kuidagi, ma arvan enamik inimesigi, et on võõraviha tunneksid, vaid nad näevad neid reaalseid probleeme. Kui me kuidagi moodi seda adresseerime, seda sisserännet loomulikult, siin ei ole ilmselt teist varianti, aga sa alustasid väga õigesti seda, et tegelik demograafia probleem on see, et eks me siis peame ka põhiseadust muutma varsti. Põhiseadus, mis see on? Eesti Rahvariigi preambula või see on üles sinna pandud. On ju nii. Kurb on selles mõttes vaadata seda arengut. Ma oleme saate teinud siin Vitsuriga ka sellest, et kuidas Vitsur proovis välja arvutada siin, et millal see viimane eestlane siis tule kustutab, et see on traagiline. Aga positiivse noodiga võib-olla ütleks seda, et kui te vaatate 45 000 Ukraina sõjapõgenikku, kes on siin nüüd kuni 3 aastat elanud Eestis, et nendest suur osa töötab Eestis, 15 000 last õpib Eesti haridussüsteemis, enamus nendest eesti keeles. Mul oma lapse viisin hommikul kooli ja tal on Sofia Ukraina päritolu klassis, küsisin, kuidas tal läheb, ütles, et tema eesti keel on väga hea. See on äge. Ja me oleme sellega hakkama saanud. Me peame, sellega me peame nagu selles mõttes hakkama saama, siin ei ole nagu küsimust, aga mõtlen, eks näiteid on erinevaid, eks see tekitab lisaprobleeme, aga meil on ka teistpidisuguseid näiteid enda. Ja, aga kui me tahame ennast motiveerida ja seda, et me saame sellega hakkama, siis mõtleme selle peale, et meie rändekvoot on täna 1300 inimest aastas ja see tants on käinud, et me oleme palunud 1300 võimalust juurde tuua vastavalt tööjõuturu raportile, andmed põhiselt, väga selgete kriteeriumitega, mida me ei ole saanud, praegu me oleme uuel ringil ja loodame, et ehk õnnestub, aga see 45 000 Ukraina inimest, nendest on Eesti majandusel olnud tegelikult kasu ja kuigi me kõik tahame, et sõda lõppeks, aga kui nüüd siit näiteks pooled lähevad tagasi siis Ukrainat üles ehitama, siis tegelikult meil on nagu päris tõsine auk nagu tööjõuturul sees. Ja. Eks need on teemad, millele tasub mõelda ja ega ma neid kohe siin kõik vist lahendama ei peagi, aga ma vaatan et meil saateaeg on siin neil olulistel teemadel rääkides täna täis tiksunud ja ilmselt oleks küll arutada veel siin, aga peame siis otsad kokku tõmbama, et aitäh sulle, Anno, et sa saatesse tulla said. Tänan kutsumast. Nii, aga täname ka teid, head kuulajad ja vaatajad, aga enne veel kui läheme, tuletan meelde, et saate meie saadete ja portaali vabadused.ee ilmumist toetada, et astuge siis läbi portaali vabadused.ee alalehelt toeta ja andke oma panus. Samuti tuletame teile meelde, et saate aidata meie sisul levida, märkige saated meeldivaks, jagage oma sõpradega. Ja lisaks veel nii palju, et hooaeg hakkab küll lõppema, kuid loodetavasti õnnestub meil veel ka juunis korra teie ette naasta, aga küllap seda siis juba näeme, teie olge terved. Kohtumiseni!